Tere tulemast kuulama ja vaatama saadet Epitsentris. Ühiskonnas olulised teemad rulluvad siin meie ees taas lahti. Just nii, täna alustame saadet vastutuse otsimisega. Räägime poliitilisest vastutusest või siis täpsemalt vastutusest vabanemise mehhanismidest poliitikute ja ametnike poolt, kes tegelikult siis justkui vastutama peaks. Siis aga võtame vaatluse alla sõnavabaduse tegeliku olukorra Euroopas. Uurime, mida need ameeriklased siis silmas peavad, kui nad ütlevad, et Euroopas on sõnavabadusega väga suured probleemid tekkinud. Äkki neil on koguni õigus? Siis aga jätkame sama teemaga. Endine riigiprokurör ja jurist Triin Bergman on juba aastaid Hollandis elanud ja Euroopas vohava sõnavabaduse suretamisega hästi kursis. Võtame teema, kus temaga pulkadeks lahti. Kui vaadata nüüd üldse Euroopa Liidu neid institutsioone, kuidas nad töötavad, siis minu meelest nende eesmärk ongi nagu kõik kriitika vaigistada ennem, kui see üldse sa jõuad seda mõtlemagi hakata. Kuidas me saame üldse probleemi lahendada, kui me sellest ei räägi isegi? Ja nagu alati on meil teile ka väike palve. Saate olla meile suureks abiks saate levitamisel. Jah, nii on. Palun tellige meie kanal, märkige saade meeldivaks ja jagage seda sotsiaalmeedias. Nüüd aga läheme saatega jälle teele. Alustame täna sellise teemaga nagu vastutus, täpsemalt siis poliitiline vastutus. Teate küll, see suhteliselt salapärane nähtus, millest meil on räägitud, millest me oleme üht-teist kuulnud, aga mille olemasolu me väga tihti siiski tunnistada ei saa. Et keegi ei tea, kuhu see kadus, kas üldse tegelikult olnud on, tegelikult on, me teame, on. Aga väga vähesed viitsivad seda otsida või selles osas küsimusi küsida. Jäin selle poliitilise vastutuse teema peale mõtlema siin hiljuti aidates Kanal 2 ühte intervjuusaadet teha, kus külaliseks oli kunagine kultuuriminister Signe Kivi. Kas sul on meeles, miks Kivi omal ajal kultuuriministri koha pealt lahkus? See on hea küsimus, tegelikult mul ei ole see meeles. No nii, ma tuletan sulle siis meelde, et oli suur skandaal. Aavo Viioli nimi ütleb sulle midagi. No muidugi. Käis kasiinos, mängis maha, ma ei tea, mingi 8 miljonit Eesti krooni. Kommi raha, kui mõelda praegu mõne käki peale, millest sa viimasel ajal kuulnud oleme. Oota, mis aastal see oli? Päris ammu? See oli nii, et 24 aastat tagasi. Ossoo. Ma arvutan, mis see on see? 2002 või? 2002, 8 miljonit krooni. Kas me olime siis keskkoolis veel? No võib-olla mõne meist, aga võib-olla mõni oli selle juba lõpetanud. Okay. Aga Signe Kivi võttis vastutuse, astus ministri koha pealt tagasi. Aga ühesõnaga kuulasin seda Kivi intervjuud ja mõtlesin, et vastutuse võtmine on avalikus elus, poliitilisel maastikul tegelikult pigem selline harvemaks jääv nähtus. Ma ei tea, kuidas on teiega, head kuulajad, ma tõesti ei tea, aga mulle näiteks vanemad maast madalast on õpetanud, et kui teed midagi ja tuleb välja, siis on aupaiste, sära, aga kui välja ei tule, siis peab tegudest vastutama. Mäletan, et kui midagi vussi läks, ega eriti hea tunne ei olnud, tahtsid peita pea liiva all ja öelda, et mina pole teinud, ma olin puu otsas, kui pauk käis. Aga kui ikka oled suppi kokku keetnud, siis tuleb sära süüa ka siis, kui see supp tegelikult ei maitse. Aga küsimus on selles, et poliitikas on küll lihtne. Seal saab ikka keerutada, keeta kokku suuri suppe, olla seejuures ka avalikult häbiposti pandud ja mitte mingit vastutust sellele ei järgne. Ja see ongi üks asi, mis meid siin täna huvitab, et vaatame siis otsa sellisele vastutusest vabanemise mehhanismidele, mis meil siin poliitilises elus on. Ehk teise sõnu vaatame, kuidas see vastutus õnnestub nii hästi laiali määrida, et mitte keegi ei vastuta. Mõni aeg tagasi proovis parlament umbusaldada haridus- ja teadusminister Kristina Kallast. Selliste umbusaldusavalduste puhul on ju tegelikult teada, et ega see läbi ei lähe, sellepärast koalitsioonil pole valitsemiseks alternatiivi, kui et nad peavad lihtsalt jätkama. Keda sa seal enam välja viskad? Või kes siis sellele, kui sa viskad Eesti 200 välja, et kes sulle siis sinna asemele tuleb? See on huvitav, et konkreetsest valitsusest rääkides, et kas siin Läänemets ka midagi ei öelda, et ei, mina küll ei lähe nendega, vaata, sotsid ei lähe, ei, mina küll ei lähe, aga kuidas sa lähed, kui sind alles välja visata, öelda, et tegelikult kogu selles juhtimiskriisis, mis Eesti riigis on, olid süüdi ju eelmine aasta, mäletame, sotsid. Ja nüüd ei olegi nagu võimalik välja vahetada, sest teisi erakondi, kes parlamendis on ju kaasata, põhimõtteliselt ei saa. Oota, ma toon selle umbusaldamise juures välja siis ühe põhjenduse. Üks tore 100 000 maksev uus infosüsteem, mis
meil ikka asjad ju juhtuvad täpselt ühtemoodi, ei tööta. Ehk lubati uut üleriigilist koolidesse sisseastumiskeskkonda SAIS 3, aga mida ei ole, seda ei ole. 800 000 eurot, keegi ei vastuta. Miks? Aru ei saa, lihtsalt ei vastuta. Mida peaks vastutus antud juhul siis tähendama? Et mis võiks olla praegu juhtimisülesanne? Peaks välja selgitama, kelle või mille süül selline käkk tekkinud on, maksumaksja rahaga on kulutatud, võtma kasutusele meetmed, mis takistaks tulevikus selliste asjade kordumist. Aga mida minister teeb? Ta sisuliselt teadab, et pole hullu. See ei ole ju normaalne olukord. Kui minister tuleb, ütleb, pole hullu, proovime järgmisel aastal uuesti. Et paneme veel 800 000 eurot? No kas läheb vähem rohkem, asi ei ole ju enam lõpuks ainult rahas ju. Kui on lubadus, kui sul on mingi töö eesmärk, tähtaeg, ja selleks ajaks ei ole eesmärki täidetud antud tähtaeg, siis ma ei tea, eraettevõtlusest pääsi niimoodi ei saa teha. See lisaks vist tekib see olukord, eks ole, et küsimus ei ole ainult infosüsteemis ja raha kulutamises, mingisse mõttetusse või mõttekasse või mis iganes süsteem. Süsteem võib olla isegi mõttekas, kui ta töötaks. Aga küsimus on ka selles, et palju ebamugavusi see tekitab tegelikult teile, kes seda kasutama peaksid. Ehk siis haridusasutused, koolid, lapsevanemad. Lapsed ise ka muidugi. Ehk siis vastutusest pääsemise meetodeid või mehhanisme vaadates, see on selline meetod, üks hästi tihti kasutatakse, et pane lihtsalt tuima. Ütleb, pole hullu. Jah, ära otsi vastutajaid, aga ära ise ka vastutust võtta. Pane tuima. Nii on, lähme edasi. Kusjuures Kaja Kallas on sellise tuima panemise meister siin vähemalt viimastel aastatel muidugi head eeskuju näidanud on, et erinevalt sellise ametkondliku käki näitest oli tema teema otseselt tegelikult isiklik. No üks suur teema siis. Ehk tegelikult on see mulle siiamaani uskumatu, kuidas selle Venemaa äriskandaaliga, kus ta ise oli oma abikaasale sellesse investeerimiseks andnud 350 000 eurot ja tegelikult ametisse. Et see oli absoluutselt tõsine kindlameelsus. Ei, ta silm ka ei pilkunud, ta ju süüdistas ajakirjandust selles, et põhimõtteliselt kiusatakse teda. Et ma tean, et ühe suure meediamaja uudistejuht tol päeval, kui see skandaal puhkes, andis Stenbocki pressiosakonnale teada, et kaamera on kohe valmis, kui peaminister tahab teha avaldust. See avaldus siis? Avaldust tagasiastumiseks. Ehk siis ka poliitilise vastutuse võtmiseks siis oodati, et tehakse selline samm. Aga mida ei tulnud? Ja ma mäletan, see ootus oli tegelikult toona üpris laialdane, et kuidas sa saad pärast seda sellise asja puhkemist. Mis see probleem seal tegelikult on, ei ole ainuüksi see, et sa Venemaa äri tegid, või probleem on ju selles, et sina peaministrina ja kindlasti kahtlemata ka õigustatult nõudsid, et Venemaaga sellises olukorras, kus naabri vastu peetakse agressiivset sõda, ei tehtaks äri. Ja nüüd ise teed seda. See on täiesti tegelikult uskumatu, et me ühiskonnana kuidagi meile kurgust alla suruti see, et kadus ära. Ehk siis oodati, et ta võtab vastutust, mida ei tulnud, seda ei tulnud, plaan oligi teine, peaministri amet oli küll tüütu, aga kuidas sa siis ilma selleta Euroopas oleks saanud? No siis ongi, sul ei olegi nagu muud valikut. Pidid kinni hoidma sealt. Kui sa oleksid tunnistanud, et sa oled midagi valesti teinud, siis ta täna ei oleks selle koha peal, kus ta praegu on, loomulikult. Aga kui sa... Kõik teadsid ju, et ta sinna tahtis minna, oli? Absoluutselt, aga vaata, seal ongi nagu see, et kui sa ütled, et on inimestel suruti see kurgus, lükati kurgust alla või suruti, pandi suud kinni, aga siis minul tekib nagu küsimus, et aga sellisel juhul inimene ju lasi endal ka suu kinni toppida. Et siin on ju neid, kes ikkagi siiamaani meenutavad või räägivad, aga ka ajakirjandusel jälle nagu pehme töö, et tegelikult tänaseks ei räägi sellest enam mitte keegi. Jah, ja see läks, eks ole, mingi aeg ta oli üleval, tegelikult oli isegi päris pikalt nagu uudistsüklina üleval, selles mõttes mitu tsüklit nii-öelda nagu öeldakse, aga ja tuli mingid uued uudised ja nii edasi, aga põhimõtteliselt lasti ikkagi, ajakirjandus lasi ennast ära suruda, et ma arvan, et 20 aastat tagasi ei oleks seda niimoodi juhtunud, et ma ei tea, mis näiteid, mulle tuleb mingisugune näide meelde, kuidas äri peab mingit teemat juhtkirjas omal ajal 20 aastat tagasi igapäevaselt üles tõstis, see oli küll puudus mingit äriküsimus, Tallinkiga äkki oli seotud, kuni lõpuks see ettevõtte nagu survele järgi andis.
et selles mõttes ajakirjandusel on suur võim tegelikult endiselt ju kujundada seda moraali ja kutsuda korral, tähendab, see peakski olema nagu ajakirjanduse ülesanne, aga see teema selles mõttes vajus ära ja eks ta vajus ka paljuski sellepärast võib-olla ära, et sõltumata sellest, et see nii näotu lugu on, siis osadele inimestele millegipärast ikkagi kuidagi meeldis või nad arvasid, et Kaja Kallasel on selleks õigus. Et ta võibki nii teha, et see on ka nagu hämmastav, kuidas. Vot seda sama tegelikult on ka, ütleme, kui sa oled tollal lugesid uudiseid, said aru, et on ka, ütleme, kas ajakirjanikke või meediaväljaandeid, kes tegelikult justkui nagu, ma ei ütle, et soosisid, aga ega ei kritiseerinud ka nii teravalt, kui oleks tegelikult pidanud. No alates juba sõnakasutusest, et idavedude skandaal, no mis pagana idavedude skandaal, no kust te sellise asja peale tulid? Oleks võid Vene äriskandaal panna, noh. Mina mõtlen praegu peaministri Vene äriskandaal. Mina mõtlen praegu, jäingi selle, ütleme, selle pealkirjastamise mõttes ka selle juurde, et vaata, kui Karisel läksid kuidagi suusad risti välisministeeriumiga, siis oli kohe suurelt Karise skandaal, mitte ei olnud, et umbes välispoliitika skandaal. Kohe toodi Karise nimi, aga Kallase puhul oli idavedude skandaal, mitte peaministri skandaal, et selles mõttes siin on nagu vaata, ongi ajakirjanduse võim sõnastuse kaudu, et kas sa võimestad midagi või midagi pehmendada. Või pehmendada, kuidas seda nüüd tajudes, eks ole, mõtle selle peale, kuidas Kaja Kallas peaministrina hädaldas, et küll talle tehakse ajakirjanduses liiga, no ilmselgelt mitte. Aga no lähme siit edasi, sest ega neid juhtumeid on ju veel. See oli, mis oli siis tuima panemine? Pane tuima. Kaja Kallas hea näide, pane tuima. Aga vaatame siis edasi. Aasta 2021 suur suvi tuleb uudis, et Terviseameti laos riknes suur hulk vaktsiini, millest enamus oli siis koroonavaktsiin. Justkui hakatigi kohe hoolega ka vastutajat otsima. Ongi ju loogiline. Kes vastutab selle eest, et vaktsiinid riknesid. Maksumaksja raha, meie kõigi raha, mille eest neid asju soetati ning seejärel minema visati. Tõsi, kas seda vaktsiini vaja oli, on enam kui kahtlane, aga me räägime põhimõtteliselt, see oleks võinud olla ükskõik mis. Ja, ei täpselt, no pärast lihtsalt visati neid vaktsiine kraanikausust niikuinii alla ja nii edasi. Küll aga seal ei olnud ainult see vaktsiin. Aga võtame nüüd selle Terviseameti lao käkki ja võrdleme seda näiteks eraettevõtlusega. No ma ennem juba viitasin, et eraettevõtluses selle sais 3 stiilis käkki lubada ei saa niimoodi, et keegi vastuta. Aga nüüd võtame selle Terviseameti lao näitel, et tookord siis ettevõtja Jaak Nigul Tarmeku juht ütles päris hästi, tsiteerin, ettevõtluses käpardeid ja laisku juhtkondades kaua ei peeta. Jah, eraettevõtetes oleks selle juhtumi näol tegemist ju õudusunenäoga, mis tooks kaasa varalise kahju, kellegi vallandamise ja võimalik, et isegi kriminaalmenetluse. Nojah, kui see, mäletan, kui ma Sõõrumaaga rääkisime umbes aasta tagasi, siis Rail Balticu kohta ta ütles hästi, et mis see alguses lubati, see niisugune 2,1 miljardit tuleb niisugune suur projekt, tuleb Berliini sama rongiga, nüüd on 26 või midagi sellist. Ja siis Sõõrum ütles ka otse, et sellise, kui tal oleks tegevjuht sellise firma saanud, päeva pealt oleks lahti lastud, kui niisuguse jutuga tullaks ja proovitaks kriminaalmenetlust, ta prooviks kriminaalmenetluse ka nagu kõigi vahenditega, et see ei ole normaalne jutt. Kui me mõtleme nüüd seda sama Terviseameti teemat, siis tollal tõepoolest natuke ju ka nõuti sotsiaalminister Tanel Kiige tagasiastumist, kes tollal veel muide oli keskerakondlane. Aga muidugi mingit poliitilist vastutust tegelikult ei järgnenud. Ei astunud Kiik kuhugi, rääkis kogu eetri täis karja immuunsusest. Vaata alati lüüakse selg sirgu, tehakse nägu, et kõik, last olla, et lähme edasi. Siin on ka kergelt tuimapanemise tunnused. Aga mis siis sai uurimises, mis tollal algatati? Põhiline pirm tulebki sealt. Kokku tuli komisjon, et välja selgitada, kes on süüdi. Komisjoni juhtis toonane riigisekretär Taimar Peterkop ja mis oli komisjoni järeldus? Riigisekretär Taimar Peterkop märkis kolmapäeval aruande esitusel, et juhtuna eest kannavad vastutust nii ehitaja, projekteerija, järelevalvaja, riigi kinnisvara aktsiaselts kui ka Terviseamet. Kellegi peale isikuliselt näpuga keeruline näidata, aga kõigil osapooltel on oma süü kanda, lausus Peterkop toona. See on päris hea ju. Kas sina said aru, kes vastutab? Ei, see on niisugune kollektiivis tegime otsuse ja nüüd me ei saagi tegelikult, me siin koos tegime asju ja koos tehti. Ja vastutame kollektiivselt. Kollektiivne vastutus, jah. Aga mis see tähendab? Ehk siis tegemist on järgmise meetodiga vastutusest vabanemisel, ehk katsume selle võimalikult laiali määrida. Ehk siis kas pane tuima või määri vastutus laiali. No siis ka vastutajat ei ole ju. Jälle nagu mustkunst.
no tegelikult võiks olla piinlik. Nii on, jah. Nii, mäletad, millega siin alles hiljuti jälle samasugust kollektiivse vastutuse klauslit kasutati? Loomulikult oli see hasartmängumaksuseadus. Riigikogu rahanduskomisjoni esimehel aga ei ole üldse piinlik, ütleb, et teate, näpuviga. Tsiteerin uudist. Akkermann ütles, et oma 12-aastase Riigikogu karjääri jooksul on selline näpuviga tema enda eelnõudes esmakordne. Mitte keegi seda ei märganud. Mina isiklikult lugesin ka selle seaduse läbi. Kõik lugesid. Rahandusministeeriumi juristid, meie komisjoni töötajad, Riigikogu liikmed, kuni presidendini välja. Ehk siis nüüd kõik koos on süüdi. President on süüdi hoopis. President on ka süüdi. Ka süüdi. No. Kuidas sa siin üldse ütled, et minister või keegi peaks vastutuse võtma? No ei saa öelda enam. Eesti jääb mingist maksutulust jälle ilma, aga Akkermann ütles, president kuulutas välja, vaadake Kadrioru poole. No sinna poole ka, Riigikogu poole, igale poole. Vaadake igale poole. Et kuskil läheb sisse näpukas, keegi seda tähele ei pane, aga lõpuks ei vastuta ka mitte keegi. Ja siis ollakse veel uhked, et kui hasartmängu ettevõtted teevad vabatahtlikke annetusi, et kui idiootne saab olla. No jah, täpselt. Nõus. Aga see on siin selline vastutuse kollektiivseks määrimine, aga tegelikult on ju selliseid jõulisi riigijuhte meil ka olnud, kes sirgeselgselt ise on ju vastutuse võtnud. Siinkohal on see iroonia, sest see vastutuse võtmine on olnud ainult näiline. Ehk veel üks meetod, kuidas tegelikult vastutusest pääseda. Tee nägu, et võtadki vastutuse. Aha. Ja räägi hästi palju, kuidas sa vastutuse siis võtad. Poliitilise vastutuse. Võtad. Ehk siis 5 aastast juhtus nõnda, et ühel päeval otsustas toonane peaminister Jüri Ratas tagasi astuda. Põhjus oli selles, et Porto Franco suhtes alustati kriminaalasi, millega oli siis seotud Tallinna linnavalitsus, Keskerakond ja siis kuidagi seostati veel toonase rahandusministri Martin Helme nõuniku Kersti Krahti. Vaata, see oli veel sellega vist tegelikult seotud, et oli huvitaval ajal sattus. Aeg oli selles, et just pidi see Riigikogu hakkama otsustama, kas teeme referendumi teemal abielu. Ja just otsus nagu justkui oli koalitsioonil kokku lepitud, et ja teeme ja seal opositsioon pidi seal tahtis tegeleda selle veetusega ja nii edasi. Ja äkitselt tuli kriminaalasi, äkitselt ja Ratas astus tagasi. See oli veel see kuidagi hästi naljakas. Aga ma mäletan ka, jah, poliitilise vastutuse võttis. Tõepoolest, Ratas otsustas siis Keskerakonna juhina, kuna tema erakonda kahtlustati mõjuvõimuga kauplemisest, tagasi astuda peaministri positsioonilt, ehk siis tagasi astus kogu valitsus. No peaministriga astub kogu valitsus tagasi. No kõlab ju hästi, et peaminister, kes valitsust vedas, võtab vastutuse, sest tema erakonnale on ränk kahtlus langenud. Kuid mis sai edasi? Tegelikult juhtus ju nii, et kohe kui EKRE ja Isamaa olid üle parda visatud, tegi Keskerakond uue valitsuse Reformierakonnaga ja kõik olid rahul. Ja. Siis ei olnud enam mingit juttu sellest, et mitu Keskerakonna liiget olid saanud kahtluse. Ehk siis poliitiliste mängude areenil võib vahel võtta lihtsalt näilise vastutuse. Et näiteks mõni ebamugav või vastumeelne partner on siis võimalik üle parda visata ja siis minna ausa näoga tegelikult juhi rollis edasi, lihtsalt kellegi teisega. Kusjuures Jüri Ratas ise, meenutame, läks oma poliitilist vastutust nautima Riigikogu esimehe positsioonis, et ta küll enam peaminister ei olnud, aga oli väga olulises positsioonis edasi. Yeah. Ehk siis selline meetod on siis ka kuuluta kõigile, et sa võtad vastutuse näiliselt. Paras nali, jah. Nii et kokkuvõttes mulle tundub, et need ongi need põhilised poliitilise vastutuse võtmise või sellest hoidumise meetodid. Head ära proovitud mehhanismid. Kui tagasi astutakse, siis mitte selle tõttu, et tunnistatakse eksitust või tuntakse end moraalselt vastutavana, vaid ikka mingi surve tulemusel, et sellise surve tulemusel, mis nendest endist ei sõltu. Ja. Aga kuidas seda muuta? Päriselt vastutama, oma varaga vastutama on võimulolijaid ka ametnike sellistes tingimustes tegelikult keeruline panna. Ega siin muud üle jäägi, tuleb pidevalt neist asjadest rääkida, tuleb meeles pidada ja tuleb valimiste ajal seda mitte unustada. Ma arvan, et see on iseenesest väga hea mõte, tulebki valimiste ajal seda mitte unustada, aga paraku see probleem Eesti ühiskonnas on tõepoolest see, et me kipume, ütleme, koos ajakirjandusega, koos avaliku aruteluga sellised asjad ära unustama ja valimiste ajal on mingid uued teemad ja need ei ole meeles, aga jah, tõepoolest, katsume neid siis kas või ise siin meeles hoida ja katsume seda siis mäletada. Aga liigume praegu siit teemast siis edasi, meie poliitilist vastutust ju hetkel võtma ei pea ja hakkame rääkima hoopis sõnavabadusest.
Räägime täna põhjalikumalt ka sõnavabaduse olukorrast Euroopas ja kohe tegelikult tuleb meile stuudiosse ka jurist, endine riigiprokurör Triin Bergman, kes juba aastaid elab Hollandis ja näeb seda pilti nii-öelda Euroopa südamest. Me aga vaatame siit loomulikult siis Eesti perspektiivist seda ääremaalt, ma pean siis silmas. Ja selle teemaga seoses ma tahakski tegelikult välja tuua 2 asja või 2 kommentaari või sündmust, mis ei peaks ju loogiliselt omavahel kuidagi kokku sobima. Et nende väljatoomisel, mis pärast on välja, tekib midagi, mida nimetatakse kognitiivseks dissonantsiks ehk tunnetuslikuks ebakõlaks. Esiteks, me teame seda, et USA tänane administratsioon on äärmiselt kriitiline Euroopa sõnavabaduse olukorra koha pealt. See oli juba aasta tagasi, kui asepresident J.D. Vance, mäletame, eks ole, käis Müncheni konverentsil, pidas eriti kriitilise kõne seal koos näidetega, kuidas Euroopa suurriigid inimeste sõnavabadust alla suruvad. Seda tehakse näiteks vihakõneseadusega, me oleme rääkinud, kuidas Suurbritannias pannakse inimesi vangi, kui nad natuke midagi reljeefsemat ütlevad seal immigratsiooniga seotud jõhkra ja tihti vägivaldse kuritegevuse kohta näiteks, et inimesed tunnevad hirmu, ma ei tea, me oleme siin rääkinud tegelikult seda, et Saksamaa kantsler Friedrich Merz on nagu tunnistanud probleemi ja ütleb, et inimesed ei julge avalikes kohtades käia ja nii edasi, aga kui sa kuskil sotsiaalmeedias seda võtad nii-öelda sõnastada, kuidagi kritiseerida natuke reljeefsemalt, siis võid saada kriminaalasja, sest see on vihakõne. Saksamaa on muidugi eriti hea koht, kus inimesed kardavadki juba öelda asju välja, sellepärast et seal selle sama vihakõne alla võib ka minna poliitikute üle nalja visates, neid sotsiaalmeedias kritiseerides, et siis võib juhtuda, et sulle tehakse üks politseireid ühel varahommikul koju ja siis võetakse ära võetakse sind kaasa, võetakse ära sinu vahendid ja nii edasi, me oleme kõigest sellest iseenesest siin rääkinud. Nii et hirm paneb juba tegelikult Euroopas paljusid inimesi vaikima. Aga selle kõrval tegelikult on Euroopa üles ehitanud ka sellise seadusandliku raamistuse või raamistiku, et siis tõhusalt kontrollida seda, millist sisu veebis võib avaldada ja mida pidada illegaalseks sisuks, mille siis veebiteenuste pakkujad peetakse silmas suuri sotsiaalmeedia platvorme, et mille nad peavad siis eemaldama. Tuntum selline regulatsioon on digiteenuste määrus, aga seal on mõned veel sellega seotud regulatsioonid ja siis see digiteenuste määrus, see on üldiselt üks päris efektiivne tööriist. Selle alusel saab siis suuri meediaplatvorme nagu on X, nagu on Facebook ja nii edasi, neid saab siis uurida ja menetleda, kas nad nüüd järgivad neid reegleid, mis on seal ette kirjutatud neile või ei järgi ja need reeglid kohustavad võitlema siis näiteks illegaalse sisu vastu. See on väga lai mõiste, sinna alla läheb ka päriselt illegaalne sisu, alates mingitest rõvedatest asjadest, eks ole, nagu lapsporno ja kuni lõpetades mingite võltstoodete müügi ja sellise asjaga, aga huvitav ongi, illegaalse sisuna käsitletakse ka näiteks valeinfot, ja vihakõne ja valeinfoks, nagu me teame, COVID-i kogemus ütleb meile, et valeinfoks võib pidada siis võim teatud hetkedel tõesti informatsiooni, aga see millegipärast ei lähe kokku siis informatsiooniga, mida võim tahab, et inimesed siis loeksid, tarbiksid või usuksid. Ehk siis sa võid olla isegi mingi maineka ülikooli professor, rääkida päris tõeseid asju, aga võetakse su, ühesõnaga näiteks pannakse su konto kinni, võetakse su postitus maha või siis lihtsalt vaadatakse, et see ei leviks ja seda tehti siis COVID-i ajal. Teine asi on vihakõne, et siis platvormid peavad hoogsalt seda niinimetatud vihakõne ka modereerima. Täna ongi selline seis, kus näiteks Suurbritannias sellist kriitikat tehes riskid kriminaaluurimisega, kohtu alla minekuga, isegi vanglaga, aga oluline on nüüd tähele panna, et need suured sotsiaalmeediafirmad on siis USA ettevõtjate omad. Eks need on USA ettevõtted ja pärast sellist ütleme Bideni administratsiooni ka sellist orwellilikult võrdlemisi hullumeelset COVID-i aegset tsensuuri on USA tänane administratsioon ikka teistsuguse positsiooni võtnud, see on teine seltskond võimul ja need piirangud on ära lõpetatud ja Euroopa Komisjonile see ei meeldi, eks ole. Euroopa Komisjon püüab nüüd jõuliselt ennast ja oma regulatsioone
eks ole, mis nad on siin loonud, kehtima panna ja nüüd suured need sotsiaalmeedia platvormid peavadki alluma digiteenuste määruse reeglitele ja kui ei allu, siis menetletakse ja tehakse suured trahvid. Näiteks esimene trahv Elon Muski X-ile juba detsembris tehti 120 miljonit. Kusjuures see on lausa koomiline, millest tehti, et üks koht oli seal petturlik disain, et mingid, ma ei tea, sinised linnukesed X-is, iseenesest vist saad nagu osta selle või? Sinilinnu seal, et ja see siis näitab, annab sulle mingisuguseid võimalusi seal mingit teenustest osa saada paremini, midagi siukest või. Aga Euroopa Komisjonil need sinilinnud ei meeldi, kuna vanasti need tähendasid seda, et sa oled nagu vist päris isik või midagi sellist. Nüüd Euroopa Komisjon see trahvide ees kritiseerib, eks ole, X-i selle eest, et näete, et siin on sinilinnuke sellisel kontol, mille nimi on Piilupart Donald. Ja inimesed ei saa aru, et Piilupart Donald ei ole päris isik. See on võrdlemisi selline absurdne olukord seal. Nüüd, mida siin tähele panna on see, et USA vastandab täna ennast sellisele poliitikale, eks ole, ja muu hulgas on see selle tõttu, et sotsiaalmeediafirmad Ameerika kapital, et Ameerika kapitali huve kaitsta, aga teisest küljest ka tegelikult siis sõnavabaduse kaitsmine, USA kodanike sõnavabaduse kaitsmine, ehk siis kui Euroopa Komisjon dikteerib ette midagi, eks ole, et sellist ja sellist sisu ei tohi kättesaadavaks teha, eks, et siis see võib puudutada ka ameeriklasi, kes tahavad postitada, nende sisu ei näidata ja teistpidi ameeriklased ei saa mingile sisule ligi, et seal on nagu see põhimõte ka. Ja nüüd ongi juba nii-öelda viisakas olukord siin tekkinud, et USA siin mõni aeg tagasi teatas ühe lehekülje loomiseks, mis on siis freedom.gov, et sinna hakatakse siis kuvama sisu, mida Euroopas ära keelatakse, et eks see on selline tore trollimine USA poolt, aga me oleme nii kaugele jõudnud juba, eks ole. Vaata, sisulisema teema koha pealt on USA esindajate õiguskomisjon teinud ka ühe põhjaliku, ütleme, aruande, ja ka seal siis pannakse Euroopa Liidule üldiselt päris kõvasti kütet alla ja Suurbritanniale ka sel samal teemal, et seda tegelikult soovitame lugeda, et Vabaduste portaalis on ka sellest väga ülevaade ilmunud, et seal on tegelikult lahti ammustatud see, kuidas viimase enam kui 10 aasta jooksul on Euroopa Komisjon, aga ka suuremad liikmesriigid seda süsteemi arendanud, et saaks selle nii-öelda sotsiaalmeedias sõnavabaduse enda kindlama kontrolli alla, ehk siis kuidas panna platvormile kohustus siis jutumärkides, eks ole, sisu modereerida, ehk tegelikult siis tsenseerida. Ja teemad siis, mida tsenseerida tuleb, seda ütleb siis võim, aga töö teevad ära siis platvormid ise ja kui ei tee, siis nagu X-iga juhtus, saavad suure trahvi, kusjuures X-i uurimine veel selles osas ka nagu kestab, Vaata, nüüd ongi see küsimus, et kuhu siis Eesti selles teemas nagu asetub, Et esiteks on Euroopa Komisjoni asepresident ja Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas, keda me enne ka rääkisime natuke, et kuidas Kallas sellisele kriitikale reageeris? Väga ilusti, et siin on väga lühike lause temalt, eks ole, kuulame, mis ta ütles. Coming from a country that is number 2 in the press freedom index, hearing criticism regarding press freedom coming from a country that is 58 on this list, it's interesting. Nii, ehk siis pressivabaduse indeksis oleme palju kõrgemal kohal kui Ameerika Ühendriigid. Siis on ju hästi kõik, eks ole. Et ei ole nagu Euroopa probleem üldse. Aga ma arvan, et igaüks saab juba vist aru, et siin võrreldakse ütleme õunu apelsinidega, et esiteks sellised indeksid ei pruugi tegelikult arvestada siis olukorda, tegelikku olukorda ja võivad olla ka samamoodi ideologiseeritud või kallutatud muuhulgas ka rahastajate kasuks, et selle indeksi autor on Piirideta Reporterid ja neid muuhulgas Euroopa Liit ja mitmed Euroopa riigid ka rahastavad. Aga sinna mudelist ei taha praegu süveneda, sest oluline ongi siin nüüd see kognitiivne dissonants, millest ma rääkisin, see ebakõla, sest kõrvutades seda Kallase sõnumit nüüd ühe teise teatega siin, siis see ebakõla lihtsalt tekib. Ta ma üldiselt olen väga nõus, et meil on vaba ajakirjandus Eestis ja isegi sõnavabadusega on kõik pealtnäha nagu hästi, Aga kuidas nüüd sai ikkagi juhtuda selline asi, et suur platvorm nagu YouTube pani täiesti ootamatult eelnevaid etteheiteid tegemata ja ette hoiatamata kinni ka meiegi saates osalenud kodanikuaktivisti ja e-valimiste kriitiku Märt Põdra konto. Sinna kontole oli üles laetud mõned e-valimiste suhtes kriitilised videod, ja riigi valimisteenistus oli neid videosid ja selle laadimist sinna avalikult kritiseerinud. Et mis siis juhtus?
noh, ega me ei tea, riigi valimisteenistus ütles Märdile, et nemad ei tea sellest midagi, aga ajaline järgnevus muidugi on kõnekas, platvorm kehitab õlgu, aru ei anna, miks seda tehti, noh, lihtsalt ei peagi andma, keegi ei pea kuskil aru andma, miks seda tehti, ametiasutused või noh, selle DSA raames on meil mingid usaldusväärseks teavitajaks nimetatud üksused, kes siis midagi teavitavad seal, mida kinni panna või midagi, noh, tegelikult nemad ka ei pea mingisuguseid aruandeid esitama ja noh, sisuliselt meil ongi suhteliselt võimatu teada saada, mis siis nagu juhtus. Ja huvitav on see, et selline asi, see ei ole ainus sarnane juhtum, ütleme, paralleel 2024 aastal ühe juhtumiga, kus oli siis ERR-i lugu, mis rääkis sellest, kuidas kapo töötajad piinlikult korporatsioonis Sakala külalisõhtul käisid ja vahele jäid, et siis ei saanud miskipärast ERR-i lugu jagada Facebookis. Kapo ütles, et nemad küll ei tea, mis seal valesti on ja et noh, miks ei saa, et nemad pole sellega seotud. Facebooki omanik Meta teatas toona, et tehnilised probleemid olid. Aga no siis oli tegemist ERR-iga, eks ole, see on natuke teine asi. Nii et mul on ka hea meel, et Eesti on ajakirjandusvabaduse indeksis kõrgel kohal, et vähemalt noh, meie 3 suuremat meediamaja riigivõim puistamas ei käi ja ma olen küll kuulnud häirivalt palju lugusid sellest, kuidas isegi riigiasutused mingite teemade ebasoodsa kajastamise, käsitlemise eest isegi kohtuga ajakirjanik ähvardavad, et siis noh, üldjoontes ma arvan ka, et ajakirjandusvabadusega on nagu hästi on ju. Aga teiseks, noh, me peame ka õnne tänama, et meil seni ei ole muidugi selliseid regulatsioone nagu vihakõneseadus, et see ei kehti, sest see toob kaasa otsese sõnavabaduse piiramise. Inimesed hakkavad kartma oma arvamust avaldada ja noh, kardavadki, kõik kardaksid kriminaalmenetlust, eks ole, et parem mitte siis rääkida. Aga noh, meie praegune valitsus endiselt soovib selle vihakõneseadusega edasi liikuda. Aga lisaks sellele peame ka tähele panema, et Euroopa Liit on siiski regulatsioonidega ilusa tsensuurimasina üles ehitanud, mis tegelikult meid ka mõjutab ja kui ta meid nagu laiemalt praegu tunneme, et ei mõjuta, siis ta hakkab meid mõjutama, et selles me võime päris kindlad olla, et noh, me ühel hetkel noh, Märt Põdra kaasust vaadates ei pruugi teada, kas meiegi saade siin ühel hetkel või meie kanal siin kinni ei panda, me ei saa selles nagu kindlad olla, noh, keegi teeb kaebusi hästi palju või mis iganes, eks ole, et ükskõik kelle saade see, noh, et peame ausalt tunnistama, et reaalselt on nende samade regulatsioonidega suur probleem ja me peaksime neile rohkem tähelepanu pöörama. Tõepoolest probleem see on ja endale teadvustamine, ütleme, noh, eks ole ka nagu mõistlik. Ja just selle probleemi lahkamisega me jätkame, kuidas me oleme ikkagi siiamaani jõudnud. Kohe on stuudios endine riigiprokurör, jurist Triin Bergman. Ja nüüd on meil stuudios jurist ja endine riigiprokurör Triin Bergman. Tere, Triin! Tere! Triin, sa elad juba tükk aega Hollandis. Kui sealt poolt Eestis toimuvat ja siinseid arutelusid vaadata, siis milline mulje sulle jääb? Mis olukorras me oleme? Mulle väga head muljed ei jää, sellepärast et Eesti liigub vaikselt samas suunas, kus Holland juba on. Et laienda seda, palun. Ja meil, ütleme, sõnavabadusega enam nii hästi ei ole, kui Eestis on. Ma arvan, Eestis on ikka veel suhteliselt hästi. Et inimesed veel saavad oma arvamust avaldada, neid kohtusse sellepärast keegi ei saada. Noh, ütleme, kui on tõesti tegemist kuriteoga, siis loomulikult on laimamine, ähvardamine. Inimesel on võimalik pöörduda kohtusse oma kaitseks, aga et prokuratuur tegeleks mingite väljamütlemistega, seda ju Eestis veel ei ole. Ei. Ja ma saan aru, et Hollandis on see kõik siis selline aktuaalne ja toimub kõik see, mida meil veel ei ole, ja? No, võib-olla peab alustama sellest, et Hollandi ja Eesti õigussüsteem on ka natuke teine, et seal on ikkagi noh, ütleme, prokuratuur, üldse prokuratuur selline on ka natuke teistmoodi kujundatud seal, aga seal on, ütleme siis sellistel noh, justiitsinimestel on rohkem vabadusi otsustada, mida nad menetlevad ja kuidas nad neid menetlevad. Meil on ikkagi väga konkreetne, kui on kuritegu või kuriteo tunnused, on tõendid, noh, siis tuleb menetleda, tuleb vaadata, kas selle asjaga saab kohtusse minna või ei saa. Noh, suhteliselt konkreetne. Aga Hollandis on noh, suurem otsustamisvabadus. Näiteks noh, siis menetleja võib otsustada, et ta
ei hakka asju üldse menetlema, ütleb, et meil ei ole selleks võimekust, meil ei ole inimesi, meil ei ole kapatsiteeti, nad ütlevad alati. Mina puutusin isiklikult sellega kokku, kui ma töötasin siis Hollandis või õigemini Eesti nimel Hollandis, Eurojustis, täpselt samamoodi, palusime abi suure koguses narkootikumi kinni või siis peatamisel, et me võtame selle rajalt maha nii-öelda. Eestis saabus õigusabi taotlus, ma pöördusin Hollandi esindaja poole, nemad ütlesid, et me sellega ei tegele, sest see on meie jaoks liiga väike kogus. Okay. Eesti jaoks oli see väga suur kogus, ma võin öelda, ma ei mäleta, mis narkootikumiga tegemist oli. Yeah. Nii et see tuli teele. Ja see oli minu jaoks nagu esimene niuke, mis mõttes me ei tegele, et see on ju kuritegu, et te peate tegelema. Ei, no ütlesin, meie jaoks meil ei ole kapatsiteeti tegeleda nii väikeste asjadega. Ja mis puudutab siis põhimõtteliselt siis kõiki selliseid väiksemaid kuritegusid, nad võivad otsustada, et nad ei hakka üldse menetlema. Või kui nad isegi menetlevad, siis nad võivad otsustada, et me loobume sellest, me ei lähe edasi kohtusse, me ei nõua süüdimõistmist, sest mis iganes põhjusel, et ei ole avalikku huvi nii-öelda või neid juhtumid on erinevaid. Okei. Aga see käib nagu teistpidi ka, eriti kui see sõnavabaduse küsimusest nagu lähtud, et nad otsustavad, mida menetleda ja mida mitte menetleda. Ühesõnaga, et nad nagu suvaliselt otsustavad siis või? No ütleme, palju menetlusi alustatakse näiteks ka nii, et inimesed kaevavad. Tõesti on mingisugune vestlus või mingi tweet kuskil olnud ja inimesed on seal näinud või kuulanud mingit vestlust ja siis ütlevad seal, on toime pandud mingisugune kuritegu, et kedagi on solvatud või solvamine on kahjuks Hollandis ka nagu kuritegu. Kas on päriselt nagu seadustada solvamine? Ja neil on selline mõiste nagu grupisolvang. Okay. No see võib minna meil ka, ütleme niimoodi, et kui me tõesti õhutame vaenu nüüd mingisuguse grupi vastu, ütleme rassi pinnalt või mis iganes. Aga neil on see grupisolvang on siis tegelikult hästi vana mõiste, mis on siis 34. aastat pärit juba, aga see oli siis oli siis tõsine probleem antisemitismiga ja seetõttu selline mõiste nagu seadusesse tuli. Aga siis vist juba alates 60-ndas, ma ei tea täpselt, aga hiljem hakati seda nagu kogu aeg laiendama seda mõistet. Ja sinna alla läheb nüüd kõik, et põhimõtteliselt ongi, et mingisugune grupp, mingi etniline grupp ja kui sa neid siis nagu solvad mingit moodi, siis võib selle asjaga kohtusse minna. Kas see puudutab muuhulgas ka näiteks, ma ei tea, me oleme siin rääkinud poliitikutest, me räägime oma saates ka tihtipeale poliitikutest, kui me teeks seda saadet Hollandis, räägime näiteks, ütleme, Jürgen Ligi on meie üks lemmikuid, ironiseerime tema üle, kas Hollandi Jürgen Ligi saab teha kaebuse? No oleneb, mida te ütled, ja seal ei lähe see grupisolvang, siis on ikkagi mingi teine, et siis on ikkagi, ma olen, mis need asjad, mida mina nüüd olen, mis mulle silma on torganud, et seal on tõesti ka, et näiteks tõesti, et ühte poliitikut nimetati pedofiiliks, sellest sai ka kirjutatud. Iseenesest, tema teos olid, ütleme, pedofiilia tunnused. Ta seda ümber ei lükanud kuskil. Menetlus tema suhtes ei alustatud, ma ei tea, mis põhjustel, aga põhimõtteliselt ajakirjanduses need väited ilmusid, noormehed, kes olid siis nende asjadega seotud, olid põhimõtteliselt öelnud nii ja tema ümber ei lükanud ja kui nüüd inimesed olenemata, kes nad olid, siis teda pedofiiliks nimetasid, siis ta läks kohtusse ja sai üldjuhul ka võidu. Ja nüüd ma pean tunnistama, et viimane juhtum, mis temaga seos oli, et seal kohus tal õigust ei andnud. Kas see oli nüüd kriminaalmenetlus algat? Jah, see on põhimõtteliselt nagu ikkagi sa saad karistuse, et tavaliselt on siis mingisugust üldkasulikku tööd ja rahatrahvi ja Ehk siis inimene, keda ajakirjanduse vahendusel öelda, et on justkui pedofiil. Ja seal olid mitu artiklit erinevates. Ja inimene läheb sotsiaalmeediasse ja kinnitu, nad ongi pedofiil, näed, et tal ohvrid räägivad ja siis need inimesed saavad karistatud. No inimesed lihtsalt, kui tekkis X-is mingisugune, see inimene on ise suhteliselt aktiivne sotsiaalmeedias ja siis ta on väga vasakpoolsete vaadetega loomulikult
ja siis ta kommenteerib kõike maailmas toimuvat ja siis muidugi teised selle peale erutuvad ja siis ütlevad, et sellised pedofiilid võiks üldse olla vait või midagi taolist. No ühesõnaga, nii kui seda pedofiili sõna kuskil kasutatakse, siis võid arvestada, et ta võib sinu vastu kohtusse minna. Täitsa huvitav. Oota, aga võib-olla peaksin natuke nüüd lahti mõtestama seda, millest me räägime. Et sisuliselt see, mida sa kirjeldad, ongi vihakõne regulatsioonide olemus või? Põhimõtteliselt küll, jah. Kui me Eestis nüüd usume neid sotsialiste või kes siin on, neid reformierakondlasi või keda, kes tahavad seda regulatsiooni vastu võtta, siis suure tõenäosusega hakkavad meil ka samasugused jaburad sündmused nagu vormuma siin. Nende arust ei ole need jaburad sündmused. Selles ongi, ma arvan, probleem või asja iva, et mulle tundub ka, et kui vaadata nüüd Eesti karistusseadustikus, meil on väga konkreetselt kirjas, mis on vaenu õhutamine. See vist paragrahv ise on nagu muutunud natukene, algul oli ka vist sotsiaalse vaenu õhutamine, nüüd on vaenu õhutamine. Minu pärast muutku see pealgi ära, pangu sinna peale vaenukõne ja ongi asi lahendatud. Et seda sisu, aga seda sisu ei tohiks muuta, see sisu on meil praegu väga konkreetne ja kohtutel on minu meelest väga, väga lihtne ei ole ta kunagi, aga ikkagi suhteliselt selged piirid on ette antud. Aga kui nad hakkavad nüüd seda järjest, või see, mis on Euroopa Liidus suund või mida tahetakse, et vaenukõne alla läheb põhimõtteliselt ükskõik milline kriitika, ütleme Euroopa Liidu institutsioonide vastu või ka siis liikmesriikide valitsuste vastu, kõik see, ütleme transideoloogia, migratsioon, põhimõtteliselt kõik, mis on sellised, kuidas öelda, sellised lõhestavad teemad. Mina mõtlen seda, et võib ära keelata, aga see ei tähenda, et inimene seda ikkagi ei mõtle, et kas me saame ka mõtete, ma ei tea, hakkame ühel hetkel panema mõtete. Me sinna poole pürgime, jah, et kui vaadata nüüd üldse Euroopa Liidu neid institutsioone, kuidas nad töötavad, siis minu meelest nende eesmärk ongi nagu kõik kriitika vaigistada ennem, kui see üldse sa jõuad seda mõtlemagi hakata. Et Okei, me täpsusta natuke siin, et mis sa selle silmas pead, et me küll tegelikult, eks ole, olles lugenud neid asju edasi, me aimame, kuhu sa nagu tüürid, aga kui sa võtad nüüd, et regulatiivselt siis kuidagi moodi, et mis need põhikonksud on siin praegu? Kui ma vaatan näiteks kas või see, mis on nüüd meie Euroopa Liidu välisteenistus, et mida nemad on siis kirja pannud või mida nemad mõtlevad kõik, ütleme ka siis siis välisinfo, mis tuleb ja mis siis nagu meie liitu peaks kuidagi moodi kahjustama, siis sinna all, kui seda lugeda, neid, see on kõik, see on internetis kõik saadaval, igaüks võib ise lugeda, siis seal on põhimõtteliselt ongi igasugune kriitika, igasugused narratiivid, ütleme, et ükskõik, ütleme Ukraina sõda. Kui sa ütled, et need sanktsioonid kahjustavad meid rohkem kui Venemaad, siis on see juba tegelikult no, sa ei tohi seda öelda. Sa ütled, see on must-valgel kirjas seal? Ja sa võid must-valgel. Kui sa loed need dokumendid läbi, siis sinna sa jõuad, jah. Ja kõik, see samamoodi ütleme kliima. Kui sa ütled, et see rohepööre on enesetapjalik või midagi taolist, siis see läheb ka sinna. Põhimõtteliselt nad ütlevadki, et see on Venemaa narratiivide toetamine. Kusjuures seda me oleme siin omavahel hästi palju tegelikult arutanud, et ükskõik, mis kriitikat sa teed, hästi ruttu öeldakse sulle vastu, et putinist oled ja need on Kremli jutupunktid. Ükskõik, millest sa räägid, on see seesama kliima, ütleme transideoloogia, alati iga asjaga hästi ruttu tuleb see lause, et putinist oled, et seda me oleme ise ka tunnistanud. Ma olen ise mõelnud ka, et ja mis on muidugi veel fašist, rassist. See on lääne pool. Jaa, aga see on meil on see väga nagu levinud, et see on nagu esimene asi, mis öeldakse, et kui sa natuke mingit kriitikat omad migratsiooni suhtes, rassist või ka vassist, vassist kõlbab iga asja kohta. Kusjuures üks märk on veel on Trumpist. Ja Trumpist. Ja ma kuulsin, oli ka uus väljend, oli ka maga Putinist, ma ei tea, mis see on veel.
aga Putinist. Kusjuures seda vist kasutab Eestis sotsiaalseustla ka või? Just, ma just mõtlen seda, et see on hästi huvitav, et me räägime tegelikult praegu sellest, et sõnavabadust piiratakse, aga samas ei piirata nende sõnavabadust solvata neid, kes tegelikult ei lähe jooksuga kaasa, need meie kohta, ma ei tea, need, kes näiteks ei poolda ma ei tea, meretuuleparkide ehitamist, nemad ei tohi midagi öelda, nende sõnavabadus on justkui piiratud, aga samas see teine pool võib neid solvata igasuguste nimedega, et see on vaata ka ju siuke nagu, tekib siuke nagu veider olukord, et piiratud on ju justkui ainult teatud inimeste sõnavabadus. Kui sa oled nii-öelda kui sa oled vastu valel poolel, jah. Just, see on ka siuke nagu veider olukord ju. Jah, aga see on ju selles mõttes, minu arust sa kirjutasid ka sellest väga hästi, et see tegelikult nii toimib, kui kas või need vihakõne seadused võtad, siis keda menetletakse, kui me räägime poliitilist menetlemisest, siis menetletakse poliitilist opositsiooni põhimõtteliselt küll, jah. Kes kaldub sinna, ma ei tea, paremale poole siis paremale, neid nimetatakse ikka ja parem äärmuslasteks, kuigi sisuliselt hakata vaatama, siis kui nad seal kuskil hädavaevu seal keskel paremal pool on. Ja ma kuskil just kuulsin mingisugusest podcastis, kuskil keegi ütles seal, et Euroopa need, keda parem äärmuslaseks nimetatakse. See oli vist Rõugani podcastis, Robert Malone ütles seda just, et need tegelikult on sotsialistid kõik. Meloonid ja kõik on sotsialistid. Tegelikult ongi, näiteks ka Hollandis on ja Wilders, ta on sotsialist tegelikult. Ainukene paremäärmuslik punkt on see, et ta tahab vähem migratsiooni. Ja seda ei tohi siis öelda, siis kui sa ütled seda vähe reljeefsemalt, siis saad endale menetluse, ma saan aru. Põhimõtteliselt jah, võimalus on saada, jah. Sest selleks neil tundub, et kapatsiteeti on. Mis ma selle pedofiilia, selle viimase kaasuse puhul, mis oli ka hästi hämmastav, et kus mõisteti õigeks see inimene siis oli, kes oli seda poliitikut pedofiiliks nimetanud, siis seal läheb siis prokuratuur nii-öelda edasi menetlusega, et nad lähevad edasi. Järgmisse astmesse? Põhimõtteliselt, muidu neil ei ole kapatsiteeti. Just seda mõtlesin, et neil ei ole muidu võimekust või ei ole, ma ei tea, inimesi, ma ei tea, tegeleda narkokuritegevusega, siis mingi inimese, pedofiiliks sõimamise osas on neil jaksu minna edasi ja tegeleda. Seal ongi see probleem, mis ma arvan meil õnneks Eestis ei ole, et Hollandi kohtud ei ole, mitte ainult kohtud, aga siis kõik need ka menetlejad, kõrgemad menetlejad, ei ole enam nagu objektiivsed või erapooletud ja see torkab täiesti silma nagu igapäevaselt. Ja ega siis loomulikult kohtunik võib ka hääletada, erakonda valida. Kohtunikul võivad ka mingid hobid olla, väljaspool tööd, aga kui see hakkab tema tööd segama, siis kohtunik peab ennast taandama. Või kui teda siis võib ka osapool võib taotleda taandamist, aga üldjuhul kohtunik peab ennast taandama. Ütleme, ma olen mingi loomakaitseaktivist ja ma saan endale mingisuguse loomapiinaja case'i, siis on loogiline, ma ütlen, et ei, ma olen liiga midagi puudutatud, ma ei saa seda arutada. Aga Hollandis on tehtud tegelikult uuringud, enamik nendest kohtunikest ja ütleme siis kõigist menetlejatest ja ka need, kes juba siis ülikoolist peale tulevad uued, kõik on nad, ütleme, nad toetavad seda parteid, kes hetkel siis on meil võimul, kes võitis viimased valimised nii-öelda. Ja kõik need, ja ütleme nüüd see nii-öelda see pedofiil, tema on ka samast parteist. Et see torkab niivõrd silma, et kuidas siis need, kes on seal teisel pool, nende menetluste suhtes, siis öeldakse, et meil ei ole aega või võimekust ja teisi menetletakse kuni surmani. Kui sa seda Eesti olukorraga võrdled, ega meil ka räägitakse, meil on siin eriti omab ju tähtsust Riigikohtu tase, eks ole, Eestis. Ja ma arvan, meil on see, jällegi Hollandis see hoopis teistmoodi, ma ei hakka, liiga keeruline seda seletada. Eestis on minu meelest ikkagi, kui Riigikohtust tulevad ikkagi head otsused, ma ei saa öelda, et seal oleks mingi, kui sa ikka loed otsuse läbi, sa saad aru, miks on kuhugi jõutud. Aga seda poliitilist kallutuse probleemi? Mina ei ole seda... Seda lihtsalt ma ütlen, et osa opositsioonierakondi ju kritiseerib. Selles mõttes see on nagu puht tehniliselt vist on nagu isegi õigustatud kriitika, et kas see on parim süsteem, et Riigikogu neid, eks ole, on Eestis nii, eks ole, Riigikohtunik kinnitab,
ilmselt küll, jah, jah, on, eks ole, presidendi ettepanekul, et siis enam ei mäleta. ja et siis see nagu põhjendatud kallutatuse tekitab, aga üldiselt õnneks... aga Riigikogu üldjuhul ikkagi nagu muutub ja kohtunikud on eluaegsed, et neid nagu nii lihtsalt välja ei vaheta, et kui mingi ebameeldiv otsus tuleb. Et ma seda probleemi ei näe, aga näiteks mis nüüd viimasest ajast silma torkab Hollandis, mis puudutab kohtunike aktivismi või ideoloogilist kallutatust. Esimene kohtuasi oli selline, oli Urgenda, see oli siis nad läksid vastu siis Hollandi valitsust, öeldes, et Hollandi valitsus ei tee piisavalt kliima päästmiseks, mis iganes. Põhimõtteliselt siis nad said ka õiguse, mis siis kohustaski, et Hollandi valitsus peab hakkama nüüd võitlema. See oli juba tükk aega tagasi, ma ei mäleta, mis aasta see täpselt oli. Peale seda oli veel järgmine otsus, oli Milieu Defense ja Greenpeace koos läksid Shelli vastu. Põhimõtteliselt ka nad võitsid seal küll, teine aasta muutis ära, et nad ei saa mingisuguseid täpseid protsente ja aastaid ette anda, nagu et mis peab saavutama valitsus või kliimaga võitlus. Ja aga nüüd siis see viimane, millest siis saab aru, et tegelikult kohtunik on täiesti kallutatud. Viimane oli nüüd alles jaanuari lõpus, oli Bonnier. Bonnier on, ütleme, Hollandi selline põhimõtteliselt nad kuuluvad Hollandi riigi alla, aga neil on oma valitsus, et nad kõik, ütleme, rahalised vahendid tulevad küll Hollandist, aga nad on nagu natuke nagu iseseisvad, et nad ei ole nagu vahet ei ole, ütleme nii, et nad on Hollandi osa. Väike saar kuskil Kariibi meres. Ja nemad siis 8 inimest, siis muidugi koos jälle igasuguste nende keskkonnaorganisatsioonidega, nende toetusel läksid siis ka valitsuse vastu või riigi vastu õigemini, et ikkagi ei tehta piisavalt, et Bonnier on seal nüüd seal mere keskel, et loomulikult, kui nüüd siis meri tõuseb, siis nemad on vee all ja üldse nad, et Hollandi valitsus ei ole piisavalt teinud siis nende selle saare kaitsmiseks kliimamuutuste eest ja mis iganes. Ja nad said võidu. Ja aga siis tuligi välja, et seesama kohtunik tegi ka selles Urgenda, selles esimeses asjas otsuse. Ja nüüd, kui vaata seda otsust, inimesed muidugi läksid, kes nagu seal asjaga kursusel läksid tagajalgadele ja hakkasid nagu süvenema, siis tuli välja, et ta oli põhimõtteliselt võtnud selle otsuse, ta oli võtnud ka siis sellest, mis on see IPCC, selle kõige selle mustema stsenaariumi, nagu selle aluseks ja siis ta oli võtnud ka põhimõtteliselt, ilmselt võib-olla ta oli seal ka AI-d kasutanud, et ta oli lihtsalt võtnud selle Greenpeace'i kõik need argumendid nagu selle otsuse aluseks, mis olid täiesti, ütleme, väga valed argumendid, need, kes nagu asjast midagi jagavad. Ja siis tuli välja, et see kohtunik, kui vaadata tema sotsiaalmeediat, ta on totaalne kliimaaktivist. Ta on igal pool, ta toetab, ja ta on esinenud igasuguste selliste väljamütlemistega, et ta ei oleks mitte mingil juhul tohtinud kumbagi nendest asjadest arutada. Ja ma nüüd loodan, kuna see läks päris suure kella külge, et äkki nüüd mingi reaktsioon tuleb, sest et tegelikult peab see õigussüsteem nüüd ise reageerima, et see selline kohtunik ei oleks tohtinud seda asja menetleda. Aga kuidas ühiskond üldse selliseid asju vastu võtab? See on ju iseenesest täiesti absurdne, eks ole. Aga ühiskond, vaata, sina erutad iga asja peale, aga ma arvan, normaalne inimene läheb tööle ja tuleb õhtul koju, on väsinud ja vaatab võib-olla uudiseid ja ta ei teagi üldse, et mis toimub kuskil, nii et ole, mis uudises räägitakse muidugi. No ja uudistes tavaliselt selles ongi probleem, et ega siis uudised ei ole enam uudised. Uudised on ka propaganda kahjuks. Aga see on ju tegelikult probleem iseenesest, kui inimesed kas ei saa teada või neid ei huvita. Tegelikult me ju näeme ise ka, et liikudes ringkondades ringi, suheldes erinevate inimestega, ütleme Eesti baasil, ega väga paljusid ei huvita taustad, ei huvita tehtud otsused, nemad ütlevad, vahet ei ole.
või veel hullem, kui need ongi nii-öelda mainstream meedia lugusid on jäänud uskuma ja siis umbes neil on tehtud justkui ajupesu, et nad ei usuga, et on olemas mingi muu võimalus või muu versioon veel. Viimane hea näide sellest. Viimane hea näide, aga vaata, see ongi ju tegelikult probleem iseenesest, et inimesi kas ei huvita või neil on nii-öelda poolik või vale info, et see on ju... See ei huvita neid nii kaua, kui see neid ennast ei puuduta. Aga tegelikult puudutab juba ammu. No mitte siis järelikult nii valusasti, sest et mulle tundub ka, et Hollandis tegelikult inimesed, ütleme, migratsiooni vastu on ikka, ütleme, protestid on tugevad. Aga ma ei tea, kui hulluks see asi peab minema, ennem kui midagi muutub. Asi on päris hull vist? No asi on jah päris hull. Kui hull see on siis või? No Hollandis hinnanguliselt tuleb nädalas mingisugune 800 kuni 1000 migranti sisse ja nad on selles mõttes kõik enamuses need varjupaiga taotlevad, ega nad ei ole ei tea, töölismigranti tuleb ka loomulikult, aga mis puudutab just varjupaiga taotlejaid, siis neid tagasi saata nagu on praktiliselt võimatu. Ja siis on, Hollandis on neil väga, väga suured õigused ja siis nad tulevadki Hollandisse, nad tulevad ka siis Saksamaalt, kui neil Saksamaal ei meeldi, nad tulevad siis Hollandisse või Prantsusmaalt või ja mis õigused nad on? No neil on ikkagi selles mõttes, kui nad algul on siis, ütleme, selles keskustes, nendes varjupaiga taotlejate keskustes, siis neid seal menetletakse, ma ei tea, mismoodi see käib, sellepärast, et mismoodi on võimalik tuvastada, kas nüüd tihti neil ei ole dokumente, ja kuidas seda tuvastada, et nad tõesti tulevad nüüd sealt riigist, kus nad ütlevad, kuidas seda tuvastada, et nad on siis seal riigis ohus. No üldjuhul Hollandis mingisugune vist 80-85%, kes taotluse esitavad, need rahuldatakse, et see on ikka väga suur protsent. Minu meelest teistes riikides on palju väiksem. Oskad sa öelda profiil, et kes see on siis, kes tuleb, mis vanus, rahvus, mis riigis nad ütlevad? Hollandis on olnud need migratsioonilained ju erinevaid selles mõttes, et vist alates 60-ndatest on need kogu aeg erinevad olnud ja mingi aeg oli põhiline probleem oli, et Marokost tuldi. Ja iseenesest võib-olla see ei olekski nii suur probleem, kui nad tõesti saaks ühiskonna osaks. Ja isegi need vanemad või see esimene põlvkond, kes tuli, võib-olla nendega ei olnudki probleemi, aga siis nende lapsed ja lapselapsed, nad ei tunne ennast hollandlastena, et kui sa nende käest tänava peal, neid küsitlusi on tehtud, et kui on sõda, et kelle pool sa sõdid. Mis sa ise arvad, mis vastus on? Tegelikult ma seda sama... Ja, aga seda on ju tegelikult nagu valus kuulata. Tegelikult ma olen selle sama, teemaga kokku puutunud omal ajal Rootsis, kui oli ka seltskonnas, olidki, immigrantide lapsed, ja siis nende puhul oligi, et minu vanemad võivad ju ennast rootslasteks pidada, aga mina, kes ma olen siin Rootsis sündinud, mina ennast küll ei pea rootslaseks. See ongi hämmastav ja sellest on olen siin tehtud uuringuid ka ja see ongi, mis ongi tegelikult suurem probleem just see, et teine ja kolmas põlvkond, ka just ka siis muslimite puhul. Et kui ka võib-olla see esimene põlvkond tõesti põgeneski islami eest või islamismi eest õigemini, siis nende lapsed võivad olla hoopis palju radikaalsemad, ütleme, et ma ei tea, millest see tuleb, keegi ei ole seda põhjust suutnud välja selgitada. Võib-olla ka põhjus see, et jällegi sotsiaalmeedia, neil tekivad ikkagi mingid sidemed, nad suhtlevad ikkagi teatud sellistes suhtlusgruppides, mis ei ole nagu siis eurooplastele mõeldud ja me ei tea, milline mõjutustegevus moslemimaadest kindlasti on just moslemi vennaskond, et kui mina mäletan, et 20 aastat tagasi siis ka veel kaitsepolitsei nimetas seda suureks ohuks, islamismi, radikaalset islamit.
praegu ma ei kuule sellest enam midagi, ma ei tea, kas midagi ikka, öeldakse vist selle kohta ka, aga no see ei ole, mulle tundus, et see oli siis nagu üks suurimaid ohte, et praegu me räägime ainult Venemaast, aga see, et mis nagu Euroopa enda sees toimub, sellest nagu, see on tabu rääkida. Sellest räägitakse USA-s, USA räägib. Jaa, no see ongi... Marko Rubio rääkis sellest, mis Euroopas toimub. Aga see ongi, mis ongi hämmastav, et meie meedia siis absoluutselt ei reageeri, et täpselt see julgeoleku strateegia ja nüüd need raportid või siis ka täpselt Vance'i ja Rubio esinemised. Meie meedia läheb ka kohe kaitsesse, et see on kõik vale, see on kõik, ma ei tea, ka Venemaa propaganda ilmselt. Ja absoluutselt, aga mitte mingisugust analüüsi nagu ei järgne, et kas seal äkki on ka mingi tõde, sest et kui me nüüd ka Rubiot vaadata või mõelda, või mõelda üldse Ameerika poole peast, miks nad või millest nad probleemi näevad selles suures migratsioonis. Meil on tuumarelvad ka ju Euroopas. Ja kui ühel hetkel ikkagi, see ei toimu täna ega homme, ega see ei toimu ka ilmselt 2 aasta pärast, aga 10 aasta pärast, kes on Euroopas võimul, me ei tea. No sa kirjutasid ühe analüüsi meil ka Vabaduste portaali põhjalikkusel teemal, et millised on demograafilised trendid, panen sinna kõrvale, eks ole, ja siis lisaks sellele, eks, et seesama, et Euroopa tegelikult, kas saate aru, eks ole, Euroopa maksumaksjad sisuliselt ka rahastavad moslemi vennaskonnaga seotud organisatsioone, kes teevad nende moslemi noortele ajupesu, eks ole, eks. Meil oli viimane skandaal oli just, alles lugesin nüüd eile või, oli, et Holland on ilmselt ka Hamasi toetanud. Hamasi ka toetanud, ma arvan väga. Jah, absurd, aga see on... need rahavood, meil see ongi, ma arvan, Euroopa Liidu üks suurimaid nõrkusi, et need rahavood, need on kontrollimatud. Kuhu need lähevad? Sest et kui hakata vaatama, ütleme, ma pakun, et see võis ka olla varem, aga ikkagi kuskilt sealt, vist suurim skandaal oli 99. aastal, kui siis ka komisjon tagasi astus. Tegelikult need skandaalid on olnud kõik rahadega seoses, keegi ei tea, kuhu rahad lähevad, need on põhjendamatud, hästi palju onupojapoliitikat ja nüüd on ju veel hullem, et kõik need mittetulundusorganisatsioonid ja kõik need vabaühendused ja ma ei tea, kodanikuühendused ja see vist peab jutumärgid juurde panema. Jah, need ei ole need on tegelikult, ütleme, Euroopa Liit maksab lihtsalt organisatsioonidele enda propaganda toetamiseks. Kui me räägime sellest Green Dealist, kuidas see üldse sai tõeks? Selle taga oli Franz Timmermans ja Diederik Samsom ja kui meil siin räägitakse, et tänu sellele rohepöördele meil läheb elekter odavamaks, siis Diederik Samson, kes oli selle rohepöörde arhitekt nii-öelda, on otse välja öelnud, kuulge inimesed, energia ja toit on olnud liiga odav ja see peab minema kallimaks. Miks, kuidas? See ei tundu nagu loogiline. Ei lihtsalt, jah. Kas tema on nüüd selline, tema on vist Euroopa tasandi poliitik, ma saan aru. Jah, tema oli siis, ta oligi siis Euroopa Komisjonis, kui see Green Deal läbi suruti. Mida ma öelda tahan? Ta ei sõltu häältest, et see on esimene asi, mis küsima sellist tüüpi, kui sa häältest ei sõltu, kui sa mandaadiga seotud ei ole, inimestega enam seotud ei ole, siis sa võid igast sogasust välja ajada. Ja sa võid seda uskuda, ongi selline, eks ole, see revolutsionääri jutt on ju. Teda ei huvita, eks ole, valimist tulevad, midagi ei huvita, sest ta saabki siis soga ajada. Ja ühesõnaga sellise tsitaadi saab välja öelda ainult selline inimene, aga ta vähemalt, ta rääkis tõtt, ainult et keegi seda, ma ei tea, meie poliitikud ei ole seda kuulnud vist seda tõde. Et energia ei lähe odavamaks. Probleem on see, et nad natuke on seotud mandaadiga. Ei, nad on kuulnud, aga nad ei tunnista, pigem on see. Ja mis on kõige irooniliselt siis, kui see komisjon, see laiali läks 24 või uus komisjon tuli, siis Samson asus, Hollandis on gaasüüni, kes on siis kõigi nende gaasitootjad, ma ei tea,
mingi ühendus sinna eesotsa. Päriselt või? ja seal oli ka huvide, nii-öelda seal nähti ka huvide konflikti, aga siis komisjon andis talle loa, et ta ikkagi võib minna sinna. Ei saa ju välja mõelda. Ei no see on iroonia, aga okei, et kuidas see Green Deal siis nagu teoks said, sest tegelikult ju ega erilist poliitilist toetust ei olnud. Ütleme, et seda läbi suruda. Ei olnud, aga siis Timmermansil oli, ilmselt siis Samson oli seal taga, aga oli suurepärane idee, need samad NGO-d. Ja need on nüüd välja tulnud, need lepingud on kõik salajased. Sellepärast, et seal on ärisaladus, ärisaladus. Kuigi need on, siis peaks olema, ütleme, Euroopa Komisjon maksab mittetulundusühingutele, annab neile raha. Tegelikult see ei tohiks olla saladus, on ju, need lepingud. Aga mingil põhjusel nad siis on suutnud teha nii, et on. Aga osadel parlamendi liikmetel on olnud võimalus nendega tutvuda, nende lepingutega. Nad ei tohi neid kellelegi näidata või näiteks koopiaid teha midagi, nad on neid näinud. Ja seal oli nagu otseselt kirjas, need olid tuhandeid lepinguid. Ja miljarditest käis jutt. Ja selles lepingus oli otseselt kirjas, et need organisatsioonid peavad tegema lobi Green Deali jaoks nii komisjoni liikmete hulgas kui ka parlamendi liikmete hulgas. Kui vaadata nüüd need Euroopa Liidu need igasugused õigusnorme, siis nagu see on nagu, selles mõttes ei ole keelatud. Aga ütleme, see ei ole nagu korrektne. Aga nad lihtsalt siis nii suetigi selline seisukoht, et kuna see juriidiliselt on okei, siis ei ole probleemi. Ja. Aga see on ainult üks näide. On ju, et Euroopa Liidus pidi olema mingisugune 5000 lobisti seal lobistamas siis päevad läbi. Ja. See ongi tegelikult, milleks Brüsselit vaja on. Et seal käib lobistamine, kõik ajavad siis oma asja. Ja kõige naljakam ongi see, et väga paljud nendest organisatsioonidest saavad ise raha Euroopa Komisjonilt. Ehk siis Euroopa Komisjon, millest võiks ka rääkida, et kui kõik ütlevad, et Ursulat ei ole valinud keegi, aga ikka komisjoni valib, kinnitab parlament ja saab ju alati tagasi kutsuda. Mitu korda on komisjoni tagasi kutsutud? Ei tule, et kas mõni komisjonäär on mõni üldse? Ei, nad peavad koos kõik minema, see on nii, et sul üks ei meeldi ja siis võin ta midagi valesti end kogu. Ma võin öelda, seda on isegi raske välja otsida, kui palju on olnud, ütleme, peab olema umbusaldushääletus, milleks on vaja 2/3 parlamendist, mis on, ütleme, praktiliselt võimatu. Seda ei ole praktiliselt võimalik saada, see on lihtsalt siuke, hääletame. Ja kui nüüd vaadata alates ütleme 93. aastast, siis kui päriselt Euroopa, ennem oli ütleme ka teistmoodi Euroopa Liit, aga sellest aastast alates vist on olnud, täpselt ei tea, kas 9 või 10 hääletust. Ja ainult üks kord on komisjon tagasi astunud. Aga see oli ka nii, et tegelikult hääletus ei läinud läbi. Aga siis, kuna seal oligi, siis oli hästi suur skandaal, selle Euroopa Kontrollikoda tegi raporti, tuli välja, et katastroof oli kõik see majanduslik külg või see finantsiline pool. Aga komisjon tagasi ei astunud, aga siis sellele järgnes mingi omakorda uurimine. Ja siis oleks ilmselt tulnud uus hääletus, aga siis see komisjon otsustas ise tagasi astuda. Ja see on ainus kord. Ja nüüd ütleme, et okei, selle 93. kuni siis tänaseni on olnud siis, ütleme 9 korda on püütud komisjoni tagasi kutsuda. Ja mitu korda Ursula ajal on olnud? Ma ei tea, ei olegi või? 4. 4 või? On ka või? Sellest 9-st 4. No ikkagi, Ja aga okei, ja ma ütlesin, see 2/3 on praktiliselt võimatu saavutada. Mis puudutas viimast hääletust, siis Hollandi üks erakond BBB, nende liikmed on ka selles Euroopa People's Party EPP. Nendega siis ühes koos. Nemad hääletasid, üks hääletas siis Ursula tagasi astumise poolt ja teine jäi siis, kas jäid hääletamata või erapooletuks. Ja nad said sellest karistada. Et pool aastat neid enam töörühmadesse ei kutsuta ja ma ei tea, mis seal oli. Ühesõnaga pandi nagu piirangud peale. Nii et kui me nagu ütleme... Ursula on ise EPP-st, eks ole. Ja EPP on siis ka Riho Terras, eks ole.
Jüri Ratas tänapäeval. Ühesõnaga, noh, nad peavad ikkagi, tuleb välja, et nad peavad hääletama nii nagu öeldakse. Eks suures plaanis nende vabadust otsustada kärbiti, noh, tagasi ütleme. No ühesõnaga nad said aru, et järgmine kord nad peavad mõtlema ennem, kui nad hääletavad. Et ei tohi olla oma mõtetega, et noh, see ongi jälle vabaduste piiramine tegelikult ju. Absoluutselt. No ja siis ongi, et meil on Euroopa Komisjon, mis põhimõtteliselt poob käseb laseb. Ja mitte mingisugust kontrolli ei ole. Ma tooks sellele tasemele veel tagasi, et või mitte tasemele, vaid ma teeks selle ühenduslüli, et kui me räägime siin, Euroopa Komisjon teevad seal midagi, lobistid käivad, eks ole, suruvad midagi, võtavad vastu otsuseid. Ja ärge te, Eesti inimesed arvake, et see meid ei mõjuta. Ma tahakski seda nagu öelda, võtame seda vihakõne seadus, eks ole, see on põhimõtteliselt seal välja töötatud regulatsioon ja nüüd on jälle hirm, et kuidas seda meile müüakse, eks ole, see on juba 2008 vist oli see, eks ole. Müüakse niimoodi, et muidu nüüd lõpuks ometi hakkame me muidu trahvi saama, meil sotsialistid on siin õnnelikud, eks ole, et kohe-kohe tuleb trahv, kui ta nüüd vastu ei võta, et sellepärast me peame nüüd suruma ja sellega siis õigustatakse. Ja öeldakse, et ise olete nõus, mis on ka õige muidugi, eks ole, see nõusolek on seal niimoodi, et minister läheb Brüsselisse, ametnikud on talle ette valmistanud nõusoleku ilmselt ja siis ta võtab, kõik konsensuslikult võtavad vastu, eks ole, niimoodi. Et see on nagu minu arust täiesti absurdne, kuidas me tegelikult, kui me päriselt hakkame mõtlema, et mida me oleme oma suveräänsust ära andnud, siis sinna ta ongi läinud ju. Ja see 2008 aasta, kui see vaenukene oli nii-öelda esimest korda, ma arvan, et sellest ei olnudki mingit probleemi, sest Eesti seadused on olnud minu meelest väga hästi reguleeritud või ütleme, see on reguleeritud Eesti seadustes. Aga siis 2015-16 läks see surve tegelikult tugevamaks, et see peab ikkagi nagu muutma või ma ei tea. Aga kus see tuleb? Mis juhtus 2015-2016? Ma ei tea, ei mäleta. Algas esimene kriis. Mis kriis meil siis oli? Siis algas migratsioonikriis. Õige. Ja mis te arvate, kas see kriis kestab? Jaa, kestab või? See kriis kestab. Kas ei ole keegi lõpetust tunnistada? Ei. Seal vist on olnud mingisugused, võib-olla vahepeal natuke lõdvendati või, aga ei, sellest vaata, nendel kriisidel on eri tasemed, on ja ütleme, koroonakriis oli siis täielik aktiveerimine. Eks siis see tähendab seda sisuliselt, et Euroopa Komisjon on veel rohkem võimu, kui neil muidu on. Ütleme, et siis kõik riigid teevad nii, nagu ühiselt otsustatakse. Mis kriis meil veel on olnud? Mingi energiakriis on praegu. Ei, seda nad ei nimeta veel kriis. See oli see eurotsooni kriis, aga põhimõtteliselt, mis meil on aktiveeritud, on Ukraina, Venemaa, Lähis-Ida. Ja siis oli meil veel üks huvitav kriis, mida vist keegi ei tea üldse, et meil oli see. See oli eelmine aasta seoses siis valimistega ja Euroopa Parlamendi valimistega oli meil ka kriis. Mis kriis oli? Täpselt. Miks me ei tea, et meil oli kriis? See kriis aktiveeriti 25 aprill. Valimised olid juunis. Vist küll, jah. Või juulis, juuni alguses. Ja siis oli, need kriisi võib aktiveerida põhimõtteliselt, ütleme see eesistuja riik on ja siis oli Belgia, nii et Belgia aktiveeris, siis oli ka, aga see oli vist äkki teabevahetuse, seal on mingid eri tasemed ja see tegelikult siis nii-öelda deaktiveeriti peale valimisi, äkki see oligi juuni lõpp, 25 juuni või 26 juuni, aga mitte täielikult. Et see jäeti edasi nagu sellisesse monitoorimise vormi või. Ja alles siis, kui tuli uus eesistujariik Poola aasta aega hiljem, deaktiveeris selle, mis on ka täiesti minust, mis mõttes see meil saab olla Euroopa valimistega seoses kriis, siis nad pidid, ütleme selle kriisi käigus siis monitooriti kõiki täpselt, kõiki siis sotsiaalmeediat, umbes Venemaa mõjutustegevust ja kui hakata vaatama, siis muidugi midagi väga ei toimunud, ütleme niimoodi. Ütleme tavaline, ilmselt see, mis Venemaa kogu aeg teeb, on ja neil on oma mingid need oma programmid, oma saated, seda nad teevad kogu aeg, seda nad ei tee nüüd ennem valimisi rohkem. Ja ka kõik siis jällegi kõik, mis
kriitika või kõik see loeti jällegi nagu Venemaa poolseks mõjutustegevuseks. Ka täpselt see, et kui täpselt sa kritiseerid seda transsoolisust. Mida see puutub üldse, ütleme, Euroopa Parlamendi valimistesse? Teistpidi on küsimus ka see, mis Putinisse puutub? Ma ei ole sellest ka aru saanud, aga ma saan aru, et kõik puutub tänapäeval Putini, sest kõik kriitika, kõik, mida Euroopa Liit teeb või ütleme, Euroopa Komisjon tahab teha ja mille suhtes siis kellelgi on kriitika, siis see on Venemaa narratiiv paraku. Ma ei oska nimetada midagi, mis ei oleks. Nüüd sa räägid, vaata, ma tooks selle kõrvale, et just siin oli see vabariigi aastapäev, eks ole, Michal pidas kõnet ja seal oli mingi selline küsimus, eks ole, et mingi ida ja lääne pool valime, et Eestis me nagu oleme harjunud sellega, et siin kasutatakse retooriliselt seda, et selles mõttes keegi ütleb mulle, ei meeldi, mis ma ütlen, kritiseeringi siin, ma ei tea, seda transsoolisuse poliitikat või mis ma siin kogu aeg kritiseerin midagi. Me oleme Kreml, okei, elan üle, Jürgen Ligi ütles jälle, ma olen Kreml, elame üle, on ju. Aga see, ma saan aru, kui see kriisimehhanism, ütleme, käivitada, siis seal on mingisugused konkreetsed ju tagajärjed ka kuidagi, teistviisiliselt. Mitte niimoodi, et lihtsalt keegi ütleb mulle või kuidas ma seda ei tea, mismoodi nüüd, ma saan aru ikkagi selles kriisisituatsioonis on, me peame võitlema siis, on ju, täpselt, kui see migratsioonikriis kestab praegu see nii edasi, siis see tähendabki seda, et kõik see kriitika, et kui me ütleme, et toimub see replacement, on ju, seda ei tohi öelda. Või see, et me kaotame oma töökohad või et Hollandis on see põhiline probleem, et enam ei ole võimalik elukohta leida. Et seda ei tohi öelda, kõike seda ei tohi öelda. Mis on tegelikult reaalne probleem, see ei ole, et ma nüüd vihkan kõiki inimesi, kes tulevad, vaid lihtsalt see on reaalne probleem ja sellega tuleks tegeleda. Aga sellest ei tohi isegi rääkida. Kuritegevus on üks asi. Kuritegevus ja nii nagu koroonal ei tohtinud ju mitte millestki rääkida. On tegelikult täpselt samamoodi migratsioonist, ei tohi rääkida sellest, et kuritegevus on probleem, üritatakse neid numbreid kogu aeg siis, mõnedes riikides nad isegi vist ei registreerinud kuritegevust siis ütleme rahvuse järgi või Rootsi on hea näide sellest. Ja see on teistes riikides ka. Siis tekibki nagu probleem, et sa ei näe seda probleemi lõpuks. Aga selle seos sõnavabadusega on siis see, et kui sa sellest räägid, siis sind kas siis vihakõne seaduses menetletakse või siis märgitakse ära siin muude regulatsioonide nagu digiteenuste määrus või muu alusel proovitakse, et see info ei leviks. See lihtsalt, ma arvangi see, et see tsensuur, et meil ei olegi vaja varsti midagi karta selles mõttes, et me midagi ütleme, sellepärast, et me ei saagi kuskil midagi öelda varsti. Ma kardan seda kõige rohkem. Et see, täpselt see viimane raport, mis Ameerikas tuli, jällegi meie meedias ei kuule sellest midagi. Me peaks küsima tegelikult, mis toimus, mis tähendab, et Euroopa Liidu esindajad või Euroopa siis asepresident sõidab Ameerikasse ja arutab seal, et mis me nüüd teeme siis nende valimistega. Inimesed peaks küsimusi küsima, kas see on normaalne. Yeah. Et ma ei tea, kas Putin lendab ka igal pool ringi ja arutab, et nüüd, kuidas me neid valimisi siis, või kuidas me kontrolli ajal hoiame narratiivi. Ta teeb seda viisakamalt, ta arutab seda Kremlis vaata oma kabinetis ja proovib seda midagi tala teha, et see on ju alati käinud, see on ükskõik millise suur või... Jaa, okei, vaata, ütleme, kui me Nõukogude ajal teadsime, Nõukogude Liidu ajal, et meil on tsensuur, kõik teadsid seda, aga nüüd inimesed tegelikult ei tea. Sest et ka mis ma lugesingi, põhimõtteliselt on ikkagi need konservatiivseid vaateid kuidagi moodi ju piiratakse või nende levi tahetakse piirata. Mis on, nagu ka, mis ma lugesin sellest raportist, kuidas Slovakkia valimiste ajal vaenukõneks peeti ka seda, kui need poliitikud ütlesid, et on kaks sugu. Või et laste seksualiseerimine on paha. See on vaenukõne. Siis Euroopa Komisjoni arvates. Ma ei tea.
see on huvitav jah, millal me sellest tardumisest nagu üle saame, noh ma räägin, meedia mõttes, aga meedia on igal pool, et ei ole niimoodi, et on ainult see peavoolu mingisugune ajakirjandus tänapäeval, vaid on igasuguseid kommentaatoreid ja nii edasi, eks nad sellega ju tegelikult tahavadki, seda nagu kinni panna tahavadki ja mulle kunagi üks Aaron Kerriati on üks USA see psühhiaater tegelikult, aga ta on ka biomeetrilistest andmetest ja igasugustest sellist ütleme digiteemadest hästi palju kirjutanud ja edasi, eks ole. Tema selgitas nagu seda hästi lihtsalt, et miks ütleme suur ajakirjandus COVID-i ajal ei soovinud näha tsensuuri kuskil, et kui kinni pandi, eks ole, seda nii-öelda X-i või Twitterit toona või siis Facebooki või YouTube'is maha võeti kõiki asju, eks ole, miks nad seda näha ei soovinud? Aga see on ju nende ütleme, toidulaua kallale minek. Nemad kaotavad sellega ju auditooriumi, kui te lasete teistel, neile meeldib see, kui, eks ole, lased teistel seal, pane valitsus see kinni, me ise teeme koostööd ja oleme nii nagu, eks ole, saime vanasti öelda, eks ole, et Iraagis olid massihävitusrelvad ja kõik, eks ole, vaata, kõik ütlesid ühtemoodi, kõik alati, vanasti oli hea. Vanast oli hea, terekast oli üks jutt, kogu aeg tuli üks jutt, aga nüüd on probleem. Aga oleme ausad, ega siis tegelikult peavoolu meedia ennem oli ikkagi natukene nagu pluralistlik. Et praegu seda, Hollandis ei ole seda nagu kindlasti. Meil on üks uudist või ütleme kaks uudiste programmi siis sellist, mis on ikkagi objektiivsed. Räägivad asjadest nagu nii nad on. Ütleme, nendel on saates ikkagi nagu kaks poolt. On üks, kes on võib-olla kriitilisem, teine, kes jälle siis seda mingit asja siis kaitseb ja käib arutelu, vaidlus, mõnikord päris tõsine vihane vaidlus. Aga kui sa vaatad neid, mis on nagu rohkem nagu riigi poolt toetatud, istuvad ja kõik noogutavad. Keegi räägib mingist, et ütleme, meil oli suur intsident või mis intsident, üks tüdruk tapeti ära, varjupaiga taotleja, ta ei isegi olnud varjupaiga taotleja, ta lihtsalt elas seal keskuses, keegi ei teadnud, kust ta tuli, kuidas ta sinna sai, pärast tuli välja, ta oli veel ühte naist vägistanud ja veel ühte proovinud vägistada ja muidugi suur, selles mõttes kõik muidugi šokeeritud. Ja siis mida siis hakkas meedia tegema? Siis hakati rääkima meeste probleemist. Et me peame mehi hakkama kasvatama. Päris. Asudes nagu tahaks nutta. Et mis mõttes meeste probleem? Ja mehed, ja nüüd oli viimane siis selle intsident oli see, kus pandi 125, kes olid juba saanud siis elamisloa, pandi koos elama noortega, ütleme üliõpilastega ühte siis kompleksi 125. See läks kohe käest ära, igasugused vägivallajuhtumid, ma ei tea, peksmised, mis iganes, aga muidugi siis ka seksuaalne vägivald, ma ei tea, lõpuks ka grupi vägistamine, mis iganes. Lõpuks, ma ei tea, paljud muidugi sealt lahkusid ja ma ei tea, ja nüüd oli siis, kuna see toimus Amsterdamis, see oli nagu Amsterdami linnavalitsuse projekt nii-öelda ja siis oli nüüd arutelu volikogus ja siis põhimõtteliselt seal oli üks tumedanahaline naisterahvas, kes hakkas rääkima siis nagu nokudest, et see on need, kellel on nokud, et need kõik teevad seda. Et nagu ei räägitud sellest probleemist, et pannakse kokku 125 inimest, kelle tausta me tegelikult ei tea, me ei tea, kus nad tulevad, seal olid Süüriast ja me ei tea, mida nad on üle elanud, paljud neist on psüühiliste probleemidega, see, mis neil on, ütleme, need sõjatraumad ja me ei tea sellest ka mitte midagi, on ju. Lisaks kultuuriline erinevus on ju totaalne, et kui need tütarlapsed või siis ütlesid, õpetame sulle keelt või aitame sind või ükskõik mingit dokumente täita või siis need noormed tavaliselt arvasid, et see tähendas midagi muud. Ja siis selles volikogus naerdakse, öeldakse, et jällegi meeste probleem. Ja mehi tuleb kasvatada. Sa vaatad neid ja sa mõtled, kust need inimesed on tulnud ja kus nad elavad, ma ei saa aru.
see on jah, natukene no see on jälle ka, ma arvan, see tuleb ülikoolidest. Ma ütlen, mina hetkel ei saadaks Hollandi ülikooli oma lapsi. No mina lihtsalt kuulan, mõtlen, et kus me oleme oma sükse, nagu ma ei tea, terve mõistuse ja ma ei tea, talupoja loogika jätnud. Et mul ei ole vaja käia, ma ei tea, omal nahal mingeid asju kogemas, et teada saada, mis töötab, mis ei tööta. Ehk tegelikult, kas meid ei huvita? Kas me oleme lihtsalt lollid või me oleme kergesti manipuleeritavad? Ja teiseks on, kellele seda jama siis vaja on? Et kui me kuulame, umbes, et kuidas seal Amsterdamis see sama olukord on, miks nad niimoodi katsetavad? Miks nad teevad nii? Jaa, aga see nüüd, see katsetus ei, see nüüd, ma sain vist lõppes ära, aga nüüd on ühes teis kohas läheb veel suuremaks katsetuseks, seal vist pannakse, ma ei tea, seal oli päris suur number, mis nüüd kokku pandi elama või tahetakse panna, kas ma võin eksida, aga midagi 500 või rohkem, aga seal on siis nagu igasugust kontingenti, et ka kodutud ja siis need varjupaiga taotlejad, kes on loa saanud elamiseks. Ja ma ei tea, ja siis veel sellisesse kohta, kus vist, nagu ütleme, siis kohalikud on nüüd küll väga hirmul, et see on ikkagi seal nagu kuidagi pered asjad on... Jah, no ütleme niimoodi, et keegi taha endale koduligidele sellist asutust, kus või asutus, ei ole, ma ei tea, kuidas seda nimetada, mis asi see on, elamiskompleks, nad hakkavad seal koos elama. Uskumatu. Ja see on nagu järgmine katsetus, et ma ei tea, millega see lõpeb. Ja ma mõtlengi seda, et aga mulle tundub, et lihtsalt meil on peale kasvanud, tegelikult on ka buumerid on sellised, ei saa öelda, et on peale kasvanud, on sellised ideoloogiliselt nagu täiesti ajupestud inimesed, kes ei suuda nagu enam absoluutselt, neil on mingisugune kõrgem moraal, me oleme kõik võrdsed, kõigil tuleb anda samasugused võimalused, iseenesest võimalused tuleb anda, aga et kõik on võrdsed, keegi sünni võrdsed. Kõik sama palju saama. Ja kuidagi just see, et nende arusaam elust on see ainuõige ja mitte ükski, mitte mingisugune asi, mingi sündmus ei kõiguta nende arvamust. No kui seal on nüüd vägivald, kui seal on, ma ei tea, vägistamised, asjad, kas see ka ei pane siis asju muutuma? Kuidas see siia pilti mahub? Kui tekkis ühiskondliku, ütleme, meediakanalites arutati ja tehti kampaaniaid umbes, et see meeste probleem, meil ei ole see ei ole teatud kontingendiga seotud probleem, vaid meeste probleem. Siis kuidas me saame üldse probleemi lahendada, kui me sellest ei räägi isegi? Yeah. Ja sama, mis siis tehti et umbes, et paneme rohkem tänavavalgustust ja lõikame põõsaid maha, et ei saa põõsasse vedada naisi. See oli nagu lahendus. See on selline kognitiivne dissonants, et ma ütlen, et kui neid inimesi vaadata, siis mõnikord mulle tundub, et tead, nagu oleks tõesti hullumajast oleks mingi osakond lahti lastud. Hämmastav kuulata, tegelikult kusjuures meie loeme neid uudiseid ja teame neid asju, aga ikkagi ma ei suuda nagu uskuda. Ma ise ei näeks ega kuuleks, siis ma ei usuks ka. Eestis võiksime olla nagu selles mõttes õnnelikud, et meil siin sotsialistid senimaani teevad ainult külmamaju, eks ole, selleks, et kliimaliiga neid kedagi ära ei kõrvetaks, et nagu selliste lollustega senimaani veel välja ei ole tulnud, aga alustades, eks ole, vihakõne seadustest, kus siin nii edasi, et see võib nagu tulla, aga ma arvan, et sellepärast peabki nagu seda kõike rääkima, kuulad, ei usu, väriselt, inimesed, uhke riik, Holland on ju, uhke riik, uhked inimesed, kõik nii ja meil on praegu peaminister, kes mõned aastad tagasi ütles, et kui me kulutame 28 miljardit, siis maailma temperatuur langeb 0,00036 kraadi ehk 0. Kui Holland kulutab. Jah, 28 miljardit. Nüüd ta on ka aru saanud, et läks vähe valesti, aga ta ei häbene seda, et ta ütles midagi taolist. Ta kunagi esines ka väljendiga, et lämmastik ja või rääkida lämmastikust. Lämmastik on selline, mis langeb looduse peale ja lämmatab kõik ära. Eesti keeles isegi kõlab. Ma ei tea, ta on öelnud nii palju rumalaid asju, aga ta on muidu väga sümpaatne, väga tsükene, ta kutsutaksegi Rüte 2 või Rüte 2,
ta on väga sümpaatne meesterahvas, homo pealekauba, perfektne on ju saama peaministriks. Mis siis, et ta mitte midagi, mitte millestki aru ei saa. Ta on hea naera, aga hollandlased peavad kahjuks selle teadmisega nüüd elama. Aga ise nad on valinud. No täpselt. Ega midagi ei ole teha. Ei suuda ikka. Muidugi lämmastiku puhul ma lihtsalt 80% õhust on lämmastikku. Gaasina nii-öelda, et kui veeaur kõrvale jätta, siis ongi kõige rohkem. Hollandis on erinevad probleemi. Holland on tekitanud endal ise sellise probleemi. Mäletan neid traktori, need meeleavaldused olidki ju selle lämmastiku pärast. Nüüd vist kohtus tuli ka tegelikult positiivne otsus põllumeeste suhtes, et ma loodan, et seal midagi muutub. Aga ma näiteks teise näite, kuivõrd asjad võtavad ka kohtus niivõrd kaua aega, näiteks on olnud kalameestega oli see, et Hollandi kalameestel oli mingisugune väga, väga efektiivne kalapüüdmismeetod, mingi võrguga, et pole. Ja siis prantslased olid väga kadedad selle peale, kaebasid nad kohtusse, et ei tohi. Ja siis muidugi, siis kohus ütlesime, ei tohi. Lõpuks muidugi nad said õiguse, aga selle aja peal olid juba väga paljud oma lihtsalt pillid kotti pannud ja nüüd on ma ei tea, mis põhjus, ilmselt ka jälle selle põhjus, et me peame keskkonda säästma, ja kalamehi on liiga palju. Siis on Hollandis on otsustatud, et nad peavad lõpetama oma töö, neile makstakse raha, et sa lõpetad ja siis see laev, mis sul on, seda ei tohi maha müüa. See lihtsalt hävitatakse ära. Ja need on ma ei tea, kui palju need on ära hävitatud. Lihtsalt hävitatakse terved laevad, mille võiks müüa, müüge kuskil Aafrikasse, las nad ka õpivad kala püüdma või Ja samamoodi põllumeestega tahetakse need välja osta, et lõpetama, pane oma pood kinni aga sellel tingima ei saad raha, muidugi nad ei saa nüüd, natuke võib-olla saad rohkem kui nende see maa või ütleme siis kogu nende põllumaja, mida meil seal väärt on, aga siis tingimusel, et nad ei tohi kuskil mujal enam põllumehena jätkata. Mis on ka nagu absurd. Et ütleme Hollandis meil on liiga palju neid, meil ei ole neid liiga palju, kui ütleme, et miks ta ei või minna kuskile, ma ei tea, Ungarisse või kuhu iganes. Ma ei kujuta ette, kuidas seda kontrollida, et kui nad nüüd lähevad näiteks, ma ei tea, Argentiinasse põllumeheks, et ma ei tea, kas seda on võimalik kontrollida, aga ütleme sellised absurdsed, lihtsalt lõhume laevad ära. Sest muidu äkki läheb, keegi püüab kalana. Jah, ei, kuule, te mõtled, et see... aga Eestis jah, õnneks... Eestis just minu meelest need mõned kohtuasjad või ma vaatan, mis on näiteks ka see rewildering või mis asi see on. Ehk siis Hollandis tehakse seda sama, mis siin ju, et see on jälle ka mingi see taastame loodust, on ju. Soostame loodust. Laseme kõik vee alla, väga hea plaan, Hollandis eriti, on ju. Ja aga meil tehakse seda. Madalmaad. Ja, aga meil on seda tehtud ja sellel on tegelikult juba väga halva, ütleme see lammaste, see tõbi, see sinikeel või mis see on. Okei, jah. Soos ju, mis putukad sul seal elavad kõige paremini, mis sa arvad, on ju. Ikkagi, sääsed ja igasugused sääsed, on ju. Ja seetõttu ka igasugused haigused levivad rohkem. Et ma vaatan, et vähemalt Eestis siin ikkagi mingid asjad nagu kohus ikkagi ütleb, et tuleb ikka nagu kaalutleda enam, et mida te teete. Hollandis lihtsalt tehakse ja vaadatakse, mis juhtub. Selles mõttes on mul nagu Eesti kohtutes rohkem usku kui... Vaata, meil ongi see lootus, et me äkki juhtub nii, et me nagu seda hullumeelset staadiumit, mis mulle tundub, et Lääne-Euroopas on, nagu Eestis ei pea läbi elama, et vaata, me katsime tegelikult ka ju, eks ole, suurt teemat nagu põgusalt ära, üks ongi see immigratsiooniga seotud probleemid, see on see, teine on natuke, eks ole, ka sellest, et kuidas me seda energiamajandust korraldame, ehk siis niinimetatud Green Deal ja rohepööre, kuidas seda tehtud, ja kolmas ongi siis, mis on kõige hullem, et siis kahte esimest nagu hästi teostatud on siis see sõnavabaduse allasurumine ja kõige sellega praegusel hetkel, eks ole, ju Ameerika nii-öelda surub Euroopat, et tahaks nagu, et me läheksime teises suunas, aga vaata, lõpetuseks võib-olla küsiks sult nagu, et olles seal ja vaadates seda, nimetaks seda meeleoluks siis, eks ole,
et kas Ameerika surumine kuidagi üleüldse võib selle nii-öelda lõksu ära tuua või kuidas see muutus niimoodi, et inimesed hakkaksid jälle mõtlema nagu kuidagi ütleme loogiline mõtlemine taastuks, et kuidas see nagu muutus tuleb? Minu arust võimatu vastata sellele küsimusele. Ma ei usu, et tuleb, ma ei tea. Ma olen suhteliselt pessimistlik. Mina olen tegelikult ka rohkem nõus, et minu meelest koroonakriisi õppetundid. See tõestas, et ei ole võimalik muuta inimeste arvamust. Ja. Mina arvan ka, et ei tasu olla optimistlik, vaid peab olema pigem pessimistlik, et siin ei ole mitte mingit muutust oodata. Toome selle sama, Trump sai uuesti presidendiks, oli lootus, et järsku hakkab midagi muud. Mina ei ole Trumpi fänn, ma ütlen, aga vaata see sama kliimateemadel. Kas on midagi muutunud? Ei, paneme veel vunki juurde, et mina olen ka väga pessimistlik. Võib-olla see hakkab ikka, mingid asjad ikkagi nagu liiguvad, et ja mingi reaalsus ju jõuab ka järgi sellele, ütleme, idiootsusele, et Hollandis on elektrivõrgusüsteemid on lihtsalt täis, et me võime neid tuulikuid ja asju veel püsti panna, aga seda elektrit ei ole kuskile suunata. Siis kui ta, eks ole, töötab, siis ei, meil on juba nii täis, et lihtsalt ei saa enam ühendada uusi majapidamisi või ettevõtteid, et ja samal ajal tegelikult energiapuudus on. Katkestused olid vist Hollandis juba. Jah, nad midagi seal teevad. See on puhtalt selle tõttu, et gaasist, eks ole, gaasijaamad võeti maha, sütt nagu neid ja siis tehti suured tuulepargid. Sa isegi ei tea, mis meil gaasijaamad. Hollandis on Euroopa suurim gaasimaardla. Ja. No okei, seal olid probleemid kohalikega, sellised maavärinad, tekkisid praod. Võib-olla mingi osa inimesi tõsiselt ka kannatas selle all, keegi surma ei saanud, aga ütleme vara. Selle asemel, et kompenseerida korralikult nendele inimestele, anda neile kõigile korralikult raha, ehitage majad selliseks, et mingi väike värin, need on ikka väiksed värinad, need ei ole mingid Jaapani maavärinad. Et ja elame üle või kolige kuskil mujal, kui te ei suuda elada selle väikse värinaga. Selle asemel võeti otsus vastu, valame selle augu, valame betooni täis. Ja nad alustasid ka sellega, seal on jäetud praegu mingisugune väike osa lahti, aga ma saan aru, et on ka ikkagi nagu kavatsusse ka kinni valada. Keegi gaasi kätte ei saaks või? Jaa, mitte kunagi, sest ma ei kujuta ette, kui see betooni alla läheb, kas siis on võimalik seda nagu tagasi pöörata, ilmselt mitte. Ja see maksab meeletut raha ka veel, mingid miljardid peab sinna siis nagu sinna betooni panema. Ja siis mis nüüd, kuna meil oli ka ikkagi, meil oli Hollandi kohta suhteliselt külm, siis meie need gaasivarud, need, mis on siis nagu siis Ameerikast tulnud laevaga siia, need vähenesid ikka niimoodi, et juba tekkis paanika. Panime betooni täis oma gaasivaarlad, sellepärast, et Ameerikast gaasi tuua. Sest et tuulikuid me panime hästi palju püsti, aga need ei tooda nii palju, kui meil vaja on, tähendab sel hetkel, kui meil vaja on, eks siis nad ei tooda, kui tuult ei ole. Okay. Ja ma võiks sellised näited ja ma võiksin rääkida mitu päeva, aga ja, ei, muidugi. Huumorinurka. Mis elektri hind muidu Hollandis on? Mul pole õrna aimugi, aga mitte nii nagu siin. Meil on ikkagi ilmselt sõltub ka inimestest, neil on ka erinevad paketid ja sõltub, aga suht kõrge, ütleme ka. Aga ütleme selliseid ma kardan, et keskmine on tegelikult kõrgem, kuna ta liiga palju sellele, eks ole. Meil on ka maksud, kõik need aktsiisid, ütleme ka kütusele, kõik, see on hoopis midagi muud. Hollandale maksab enamuse üldse maksudeks. Planeedi puhul juba, või planeedi nimel juba betooni, eks ole, toota hästi kõvasti, et kuhugi gaasiauku panna. Okei. No ma ei tea, teie ei olnud väga optimistlik, mina olen alati optimist nendes küsimustes. Ei, ma olen ka optimist. Ma kunagi küsisin, muide... Ma ei näe lihtsalt seda. Indrek Neiveltit küsisin, kaua me niimoodi jätkame? Neivelt ütles, toidutalongideni. Just, ma olen selles mõttes, ma lugesin ka Neivelti intervjuud ja ta ütles väga õigesti, Euroopa Liit sellisel kujul kukub kokku. Kui see midagi. Ta on põhimõtteliselt muutunud Nõukogude Liiduks. Mul on ka, midagi ei ole teha. Mul ei ole häbi isegi öelda, me ka kodus räägime midagi Euroopa Komisjonist, siis me tihti kogemata kasutame juba sõna poliitbüroo, et on küll niimoodi. Sest probleem on selles, et see süsteemi peaks muutma, aga kes seda muudab? Need inimesed, kes seal sees on, ei muuda seda. Ei. Ja kui me vaatasime, Neivelt isegi teadnud, kui palju seal ametnikke töötab, seal töötab tegelikult mingisugune 80 000 ametnikku ja Euroopa Komisjonis üksi 32 000. Ja
nad ju otsivad juurde, nad otsivad mingi 2500 veel, tahavad igalt poolt, ma ei tea, mille jaoks neid vaja on, ilmselt tsensuuri teostamiseks. Nii et see masin ei kavatse ennast väiksemaks tõmmata, seda bürokraatiat tuleb ainult juurde ja kontrolli ja tsensuuri tuleb ka ainult juurde ja ühel hetkel lihtsalt kuskil midagi plahvatab. Ja midagi ilmselt. No kui sul on vaja faktikontrollijate võrgustikku luua, siis ongi vaja seda. No ilmselt küll jah, sest ma ei ole ka süvenenud, et mis ametikohtadele, aga no seda raha läheb nendele faktikontrollijatele piisavalt palju juba, et need nii on jah. Kuule Triin, aga ma vaatan jah, et saateaeg on meil siin tegelikult tiksunud ja ega meil nii ütleme nii tie ei ole, aga me katsume hoida kuidagi, et oleks piiritletud, et rääkida oleks tegelikult nii olulised fundamentaalsed teemad, et siin rääkida oleks ja ma arvan, et me jõudsime mingi osa ära rääkida, aga me ilmselt peame uuesti, kui sa Eestis oled jälle külla kutsuma, sest et siin arengud on ja rääkida on tegelikult hästi palju veel, aga igal juhul suur tänu sulle, et sa said tulla ja oma mõtteid meiega jagada. Tore oli jah positiivsus süstida. Täname ka teid, head kuulajad ja vaatajad. Tuletame teile meelde, et aitaksite meie saatel levida, märkige see meeldivaks ja jagage. Peatse kohtumiseni. Nägemist.